Ukraina sõjas on viimasel ajal palju tähelepanu pööratud droonidele ja teistele mehitamata süsteemidele. Õhus, merel ja üha enam ka maal on need autonoomsed ja poolautonoomsed süsteemid põhimõtteliselt muutnud sõjapidamise viisi ning kujutavad endast selle tulevikku. Need mehitamata relvasüsteemid on põhjustanud enneolematut hävingut palju raskematele ja kallimatele süsteemidele nagu tankid ja soomukid. Ja see on toonud kaasa üha rohkem arvamusi, et need lahinguvälja traditsioonilised raskekaallased muutuvad aegunuks. Aga kui küsite rindel olevatelt sõduritelt, ütlevad nad teile, et vähemalt üks 20. sajandi sõjapidamise tugisammas on endiselt sama oluline kui varem – suurtükivägi. Suurtükimürsud ja mitmikraketi heitjatest ehk MLRS-ist tulistatud raketid ei pruugi pakkuda FPV ja raskemate kamikaze droonide täpsust ega manööverdusvõimet. Kuid need põhjustavad endiselt suurt kahju vaenlase vägedele, kes on relvastatud ja asuvad rindeliini taga. Ja nüüd, tänu Hispaania uuendusele, muudetakse Ukraina põhiline MLRS-süsteem Grad PM21 juhitamata laskemoonaheitjast täppisjuhitava laskemoonaheitjaks. Nii see töötab ja miks see võiks lahinguväljal tohutut vahet teha? Hispaania ettevõte EMD on loonud täppisjuhi komplektid, mis suurendavad PM21 rakettide täpsust sadadelt jardidelt vaid mõne jardini. Uudis nende komplektide kasutuselevõtust tuli esmakordselt avalikkuse ette Eurosaturn 2026 Defense Expol, mis toimus Parc de l'Exposition de Villepintis Pariisis, Prantsusmaal. 2026 aasta messi iseloomustas märkimisväärne Ukraina osaluse kasv, kui 2024 aastal oli vaid 5 eksponenti, siis 2 aastat hiljem juba üle 80 ettevõtte. Ukraina ettevõtted esitlevad mehitamata süsteeme, elektroonilise sõjapidamise lahendusi ja kaugmaa ründevõimekust. Näiteks Firepoint tutvustas oma Freya ballistiga vastast programmi, uut kaugmaa relvasüsteemi, samal ajal kui Thermo Projects Ukraina demonstreeris mobiilseid kliimaseadmeid sõjaväesõidukitele. Kuid näitusel ei olnud väljas ainult uued mehitamata süsteemide ja teiste ülitehnoloogiliste süsteemide võimekused. Ka mitmikraketi heitjate MLRS uuendused olid päevakorras olulisel kohal. Lockheed Martin tutvustas HIMARS Flexi, mis on nende kuulsa mitmikraketi heitja MLRS modulaarne edasiarendus. Flexil on 2 stardikonteineriga raketiheitja, mis kahekordistab laskemoona mahu 6 raketilt 12-le. Oluline on see, et see variant suudab tulistada õhutõrjerakette, sealhulgas Patrioti PAC-püüdurrakette, lisaks tavapärastele GMLRS-idele ja ATACMS-idele, lisades löögiplatvormile kihilise raketikaitsevõimekuse. Euroopa konsortsium KNDS avalikustas kaugmaa suurtükisüsteemi ehk LORAS demonstratsioonmudeli. See kasutab uut 155 mm 58 kaliibri pikkusega kahurit, et saavutada täppismoonaga 50–62 miili kauguseid, ületades lõhe traditsiooniliste haubitsate ja MLRS-i vahel. Avalikustati ka uued variandid globaalsest mobiilsest suurtükiraketisüsteemist ehk G-Marsist, mis on Rheinmetalli ja Lockheed Martini koostööprojekt, kuigi need jäid mõnevõrra varju HIMARS Flexi teadaande kõrval. Kõik need süsteemid jõuavad tõenäoliselt aja jooksul Ukraina relvajõudude kasutusse. Kuid samal ajal oli Expol avalikustatud veel üks mitmikraketiheitja uuendus, mis tõenäoliselt avaldab palju kiiremat mõju. Tegelikult tõenäoliselt juba avaldabki. Ettevõte EME, mis on lühendnimest Escribano Mechanical and Engineering, andmetel on alates 2023 aastast Ukrainale juba tarnitud üle 11 000 nende juhikomplekti BM21 rakettidele ning 10 000 on veel tulemas. Miks võib see olla mängumuutja? Lühidalt öeldes, suurendavad need komplektid rakettide täpsust märkimisväärselt. Ettevõtte sõnul toodetakse Ukrainale 2 tüüpi juhikomplekte. Esimene kasutab satelliitnavigatsiooni ehk GNSS-i ja inertsiaalset ehk INS navigeerimist. Need komplektid vähendavad BM21 laskemoona tõenäolise ringhälbe algtasemelt 200–500 meetrilt umbes 15 meetrini. See on tohutu erinevus, kuid asi läheb veel paremaks. Väidetavalt töötati Ukraina palvel välja ka laserjuhitav variant, mis saavutab täpsuse alla 3 meetri, isegi aktiivse elektroonilise sõjapidamise ja segamise tingimustes. 2026 aasta esimeseks kvartaliks oli selles konfiguratsioonis väidetavalt tarnitud 1000 komplekti. Laseriga juhitav variant on mõnevõrra pikem kui GNSS INS versioon ning sellel on 2 asemel 4 iseseisvalt juhitavat esiuime. Kuid mõlemad variandid on universaalsed, mis tähendab, et need sobivad kõigi erinevate rakettidega, mida saab kraadist tulistada. Need tunduvad sobivad ka Ukraina süsteemi kohanduste ja moderniseerimistega.
millest räägin veidi hiljem. Standardrakett, mida Ukraina kasutab oma kraadidega, on juhitamatu M21OF 122 mm rakett, tahkekütusel töötav mürsk, mis on mõeldud suure plahvatusjõuga killuefekti saavutamiseks laial alal asuvate sihtmärkide vastu. Raketi kogukaal on umbes 145,5 naela sellest. 40,54 naela moodustab lõhkepea, mis on laetud TNT-põhise lõhkeainega, näiteks TGAF või TGAF5. Süsteemi konteineritest välja lastuna saavutab see suudne kiiruseks umbes 2264 jalga sekundis, mis võimaldab maksimaalseks laskekauguseks umbes 12,5 miili. See on eriti ohtlik laskemoon. M21OF lõhkepea sisemine soonimine tekitab plahvatuse hetkel umbes 3950 killu, mis kaaluvad vähemalt pool grammi ning hajuvad surmavas raadiuses umbes 28 kuni 40 meetrini. Seega on need raketid ideaalsed külastustuleks, ala õhust tõkestamiseks ning eriti tõhusad avatud jalaväe koondiste ja soomuskaitseta kergete sõidukite vastu. Standardne BM21 on varustatud 40 toruga raketiheitjaga ning suudab kogu oma laskemoona välja lasta vaid 20 sekundiga, saavutades efektiivse laskekiiruse umbes 120 raketti minutis ühe sõiduki kohta. Standardsetes patarei konfiguratsioonides, kus sageli kasutatakse mitut koordineeritud lasku, saab koordineeritud salvodega välja lasta sadu või tuhandeid mürske, külastades sihtalasid, mille läbimõõt ületab ühe raketiheitja salvos enam kui 400 meetrit. Need valangud on hirmuäratavad, kui neid kogeda. Need põhjustavad lisaks ala tõkestamisele ka märkimisväärset psühholoogilist häiritust, sundides vaenlase vägesid varju otsima ja manöövreid pikaks ajaks katkestama. Saabuvad raketid tekitavad iseloomuliku vilistava heli, mis suurendab hirmu ja segadust, võimendades mitteletaalset mõju vägede moraalile ja ühtsusele. Koos laialt hajutatud kõrge lõhkevõimega killupeadega tähendab see, et tüüpiline salve suudab vaenlase jalaväge või suurtüki patareisid 10–20 minutiks maha suruda, takistades ohutut liikumist ja sundides neid hajuma. See võime pakkuda kohest ja suure tihedusega tuld kurnavates eesliini tingimustes on põhjus, miks kraadid moodustavad jätkuvalt raketi suurtükiväe selgroo nii Ukraina kui ka Venemaa poolel, hoolimata droonide ja vastusuurtüki tuleradarite levikust. Kuid on olnud mõned pikaajalised probleemid, mida uued komplektid aitavad lahendada. M21OF-i, tuntud ka kui 9 M22U, peamine puudus on selle piiratud täpsus. Need juhitamatud töörlemisega stabiliseeritud mürsud järgivad ballistilist trajektooriat, mida mõjutavad sellised tegurid nagu tuul ja stardinurk, mille tulemuseks on märkimisväärne hajuvus, mis suureneb kauguse kasvades. Nende laskekaugus on samuti mõnevõrra piiratud, kuid seda piirangut on vähendatud uuemate pikendatud tegevusraadiusega rakettide, nagu 9 M521 ja 9 M522 kasutuselevõtuga, mis suureldavad süsteemi ulatust märkimisväärselt. Nendel rakettidel on parem aerodünaamika ja tõhusam raketikütus, mis pikendab efektiivset laskekaugust 18–28 miilini. See võimaldab kraadidel tabada sihtmärke sügavamal vaenlase tagalas, jäädes ise samal ajal vastutulekahju ulatusest välja. Ukraina on samuti laialdaselt kasutanud spetsiaalseid laskemoone BM21 jaoks. Näiteks 9 M519 on raadioelektroonilise segamise rakett, mis on mõeldud vaenlase side häirimiseks. 9 M42 ja 9 M43 on valgustus- ja märgistusraketid, mida kasutatakse lahinguvälja valgustamiseks öösel või sihtmärkide tähistamiseks teistele suurtükiväeüksustele. BM21 perekonda kuuluvad ka termobaarilised 122 mm raketid, mis tekitavad tohutuid ülerõhulaineid ning on äärmiselt tõhusad kaerikutes ja kindlustatud rajatistes viibiva elavjõu vastu. EM ja E-komplektid on väidetavalt ühilduvad kõigi 122 mm laskemoonatüüpidega, mida Ukraina kasutab oma kraadidega. See tähendab, et kõik need raketid muutusid nüüd palju täpsemaks. Komplektid sobivad ka üksikute starditorudega ning neil on veel üks omadus, mis võib pikas perspektiivis osutuda otsustavaks. Need on täielikult ITAR-vabad. ITAR ehk International Traffic in Arms Regulationsi lühend on USA valitsuse määruste kogum, mis reguleerib USA kaitsealaste kaupade, teenuste ja tehniliste andmete eksporti, importi ja ajutist ülekandmist. Selle peamine eesmärk on kaitsta USA riiklikku julgeolekut ja edendada välispoliitikat, takistades tundliku sõjalise tehnoloogia sattumist vastaste kätte. ITAR-i reguleeritud esemetega kaasnevad sageli ranged lõppkasutajalepingud, mis piiravad, kus ja kuidas relva võib kasutada. Need võivad samuti seista silmitsi litsentsiviivituste ja isegi võimalike embargodega. ITAR-vaba süsteemi peamine eelis on see, et selle kasutamiseks, muutmiseks või ülekandmiseks ei ole vaja USA välisministeeriumi heakskiitu.
USA ei saa vetostada ITAR-vabade süsteemide kasutuselevõttu ega taaseksporti kolmandatele osapooltele, näiteks nende saatmist Ukrainasse. Seega võivad tootmine ja hooldus jätkuda isegi siis, kui USA poliitilised prioriteedid muutuvad. Ukraina on sõja jooksul juba mitmel korral sattunud nende muutuvate USA prioriteetide ohvriks. Tõsiasi, et EM ja E-komplektid ei kuulu ITAR-i alla, tähendab, et neid ei mõjuta USA poliitilised tujud ega USA sõjaväe muutuvad varustusvajadused. Need muudavad vananeva ebatäpse küllastusrelva täppisjuhitavaks raketiks, täpselt nagu HIMARS, ja see annab sellele uue elu. Siiani on Ukraina gradid ja teised modifitseeritud nõukogudeaegsed mitmikraketiheitjad täitnud teistsugust rolli kui USA-s toodetud HIMARS ja M270 MLRS-süsteemid. Ühelt poolt on BM-21 Grad olnud peamiselt Ukraina suure tulejõuga, lühimaa suurtükiväe tööloom. Teiselt poolt on läänest saadud HIMARS ja M270 MLRS-e kasutatud rohkem täppislöökideks ja sügavatesse sihtmärkidesse ründamiseks. See on sellepärast, et kuigi Grad pakub eesliini kaevikute jaoks ülekaalukat küllastustuld, on tal seni puudunud NATO analoogidega võrreldes laskekaugus täpsus ja ellujäämisvõime. Võrreldes BM-21 salvega, mis tulistab 40 juhitamata 122 mm raketti, lasevad M142 HIMARS ja M270 MLRS vastavad 6 või 12 juhitavat 227 mm GMLRS raketti. Lääne süsteemid kasutavad GTS-INS juhtimist, et saavutada ringikujulise tõenäolise hälbe 16–33 jala piires. See kõrge täpsusaste võimaldab neil hävitada konkreetseid kõrge väärtusega sihtmärke, nagu juhtimispunktid ja laskemoonalaod, ühe raketiga, mitte kogu ala katva valanguga. M142 HIMARS ja M270 MLRS omavad samuti märkimisväärset eelist standardsete Grad-rakettide ees laskekauguse poolest. Võrreldes Grad-rakettide 12,4–28 miili laskekaugusega ulatuvad standardsete HIMARS M270 süsteemide GMLRS raketid 50–56 miilini. Kui need on varustatud ATACMS 610 mm kaliibriga taktikaliste rakettidega, suudavad nad tabada sihtmärke kuni 186 miili kaugusel. See võimaldab Ukraina vägedel tabada Vene logistika ja juhtimispunkte kaugel rindejoone taga, mis on võimekus, mida Gradil põhimõtteliselt ei ole. Uued Hispaania juhtimiskomplektid ei pikenda BM-21 rakettide lennuulatust iseenesest, kuid muudavad need mitmeid suurusjärke täpsemaks. See tähendab ülitäpseid lööke eesliini positsioonidele, mis varem olid võimalikud ainult droonidega, mis tavaliselt kannavad väiksemaid lõhkepeasid ja on seetõttu kindlustatud positsioonide vastu vähem tõhusad. See on Ukraina jaoks eriti oluline kahel peamisel põhjusel. Esimene põhjus on see, et erinevalt GMLRS-i või ATACMS-i rakettidest ei sõltu Ukraina Gradi rakettide varustamisel USA-st ega teistest partneritest. Kui Ukraina sai iseseisvuse Nõukogude Liidust, päris ta tohutud laovarud ja jätkab nende tootmist ka kodumaal. Šepativka remonditehas Šepativka linnas Hmelnytski oblastis Lääne-Ukrainas, mis kuulub riikliku kaitsetööstuse kontserni Ukroboronpromi koosseisu, on juba pikka aega olnud 122 mm rakettide tootmise peamine keskus. Kuid kuna suur osa Ukraina kaitsetööstusest toimub nüüd salajastes asukohtades, pole selge, kas see tehas on endiselt peamine tootja. Teadavasti tabasid seda objekti Vene raketirünnakud korduvalt aastatel 2023 ja 2025. Lisaks sellele, tänu Gradi laialdasele kasutuselevõtule aastate jooksul on seal endiselt palju laskemoona saadaval, kui Ukrainal tekib vajadus seda juurde osta. Arvatakse, et kokku on toodetud umbes 100 000 Grad BM-21 süsteemi, mis on jõudnud vähemalt 72 riigi relvajõudude kasutusse üle maailma ja peaaegu igasse suuremasse sõtta alates 1960. aastatest. On teada, et Ukraina hankis isegi BM-21 rakette Ameerika Ühendriikidest juba 2022 aastal. Kas oled väsinud nägemas samu vanu lugusid samade nurkade alt igal YouTube'i kanalil? Siis telli The Military Show, et saada värsket vaatenurka. Me süveneme pealkirjadest kaugemale, et tuua sinuni kõige olulisemad sõjauudised ja selgitada, miks need tähtsad on. Seega telli kanal ja lülita teavitused sisse, et olla alati esimene, kes teada saab. Nagu paljude teiste Nõukogude ajastu süsteemidega, mille Ukraina päris, ei ole nad lihtsalt paigal seisnud ega kasutanud ainult päranduseks saadud vananevaid Nõukogude BM-21 raketiheitjaid. Kui Venemaa tungis 2022 aasta veebruaris kallale, oli Ukrainal umbes 260 BM-21 Grad süsteemi, kuid mõned allikad hindasid nende arvu isegi kuni 600 ühikuni.
2024 aastaks oli Ukrainas teenistuses olevate süsteemide arv vähenenud umbes 100-ni, kusjuures vähemalt 54 erinevat varianti oli 2024 aasta detsembriks visuaalsel kinnitatud lahingutes kaotatuks. Kuid väga vähesed neist alles jäänutest on algsed Nõukogude süsteemid, sest Ukraina on neid aktiivselt uuendanud ja moderniseerinud, et luua relvi, mis sobivad tänapäeva lahinguväljadele. Suurem osa moderniseerimistööst on keskendunud raketiheitjate paigaldamisele kaasaegsematele veokite šassiidele. Raketiheitja ise töötab usaldusväärselt ja tundub, et see ei ole vajanud liiga palju tähelepanu. See koosneb korduvkasutatavast kapslist, milles on 40 starditoru, mis on paigutatud 4 rea ja 10 toruga ristkülikukujuliseks plokiks ning mida saab hüdrauliliselt tõsta 0 kuni 55 kraadini. Transpordiks pööratakse see kabiini kohale ettepoole, et transportimisel siluetti vähendada ja lihtsustada vedu. 2 hüdraulilist tungrauda tagaosas pikendatakse, et sõidukit tagasilöögi jõudude vastu toestada, lisades stabiilsust stardi ajal, eriti maastikul. Kapslid laetakse uuesti käsitsi või abiseadmete abil eraldi laskemoona veokist, mis võtab väljaõppinud meeskonnal tavaliselt 5 kuni 10 minutit. See disain rõhutab kiiret ülesseadmiste kokkupakkimist, mis on süsteemi rollis massiivse tuletoetuse pakkumisel oluline omadus. Kuid šassi, millele raketiheitjad algselt paigaldati, on nüüdseks oma aja ammu ära elanud. Tõepoolest, nagu süsteemi püsiv populaarsus näitab, on algne Ural 375D 6X6 veoki šassi vastupidav ja otstarbekohane. Selle nelikvedu ja kõrge clearance on just see, mida on vaja, et liikuda mööda konarlikel teedel ja maastikul Ida-Ukraina maapiirkondades. Siiski tähendab Ural 375D 180 hobujõuline mootor, et selle kiirus on maanteel piiratud umbes 75 km/h tunnis, mis suurendab selle haavatavust õhurünnakute ees. See on eriti suur probleem droonide ajastul, sest juhi ja meeskonna eesmine kabiin on soomustamata, mis rõhutab kraadi lihtsuse ja kiire kasutuselevõtu eelistamist kaitstud operatsiooni tasemel. Kuid Ukraina jaoks on Ural 375D-ga veelgi suurem probleem. Šassi ja varuosad on valmistatud Venemaal. Varustuse hankimine oma vaenlaselt on ilmselgelt täiesti ebapraktiline. Seega on Ukraina alates 2000. algusest aktiivselt paigaldanud oma Gradi raketiheitjaid uuendatud veokite šassiidele. Eriti just Ukraina toodetud Kras 260 ja selle kaasaegsed järeltulijad nagu Kras 6322. Ukraina šassi kasutamise eelised ulatuvad kaugemale lihtsalt varuosade hankimisest. See on näiteks palju võimsam. Kras 260 on JAMS 238 L149 LV8 diiselmootor, mis arendab 300 hobujõudu, võrreldes Ural 375D ZIL 375 7-liitrise V8 bensiinimootori 180 hobujõuga. Diiselmootor tagab ka märkimisväärselt parema kütusesäästlikkuse, kahekordistades veoauto sõiduulatuse umbes 1000 kilomeetrini. Võimsam Kras-mootor säilitab parema võimsuse ja kaalusuhte, parandades kiirendust ja mäkketõusuvõimet, kui veok on rakettidega täielikult koormatud. Kuid Kras 260 kahekordistab ka kandevõime 9 tonnini, võimaldades lisada raskemat kaasaegset varustust, nagu soomustatud kabiinid, automaatsed ümberlaadimissüsteemid ja lisalaskemoona hoidlad. Kras šassi on spetsiaalselt loodud selleks, et integreeruda hõlpsamini kaasaegsete digitaalsete tulejuhtimissüsteemide, GPS-navigeerimise ja automaatsete stabiliseerimisseadmetega, mis vähendavad ülesseadmiseks kuluvat aega kuni 4 korda ja parandavad täpsust. Seetõttu on Ukraina alates 2000. algusest aktiivselt arendanud uusi Gradi variante, mis põhinevad Kras šassiil. Nende hulka kuulub BM21K, millel on muudetud topeltkabiiniga Kras 260 šassi ja täiustatud tulejuhtimissüsteem. Bastion 1 ja Bastion 2 on samuti moderniseeritud versioonid, mis põhinevad Kras 260 šassiil, kusjuures viimasel on lisaks ruumi veel 40 raketi hoidmiseks. Samuti on olemas Verba, mis on moderniseeritud versioon, põhinedes muudetud topeltkabiiniga Kras 6322 šassiil ja varustatud digitaalse tulejuhtimissüsteemiga. Ukraina on isegi välja töötanud mini-Gradi, mis kasutab originaalse BM21 Gradi osi, mis on paigaldatud kastiautodele. Need mini-Gradid tulistavad järjest 3 raketti, erinevalt 10, kuid seejuures suurema täpsusega. Ukraina sõjalise analüütiku Aleksandr Musienko sõnul on minigraadide kasutamisel 3 eelist. Nende lisamobiilsus võimaldab neil kiiresti liikuda. Üksused, kellel need on, saavad sihtmärgi pihta tulistada ilma, et peaksid ootama suurtükiväe kutsumist mujalt, ning need pakuvad lisatulejõudu kergelt relvastatud jalaväeüksustele. Aga Ukraina Gradi uuendused ei piirdu kindlasti ainult sellega.
2026 aasta mais esitles 50 suurtükibrigaad moderniseeritud BM-21 variante täiesti uue droonivastase kaitsega. Uuendatud graadsüsteemide kõige silmatorkavam omadus on ulatuslik lisasoomus. Star Deterrent plokk on varustatud tugeva restiga, mis ulatub tule suunas. See on selle relvasüsteemi tüüpiline omadus. Sõiduki kabiini ees on keeruline võrgustruktuur, mis meenutab väga sarnast disaini, mida on nähtud Ukraina tankidel ja soomukitel. Struktuuri saab vajadusel üles või alla voltida, mis võimaldab lihtsamat juurdepääsu mootorile hoolduseks või remondiks. Kui see on üles volditud, pakub see peaaegu kindlasti paremat nähtavust eesolevale teele. Kabiini katusele on paigaldatud ka kuplikujuline elektroonilise sõjapidamise varustus, mis on tänapäeva droonidest küllastunud lahinguväljadel hädavajalik. Uksed on varustatud tugevdatud restidega, mis on mõeldud meeskonna ellujäämisvõimaluste suurendamiseks kamikaze drooni rünnakute eest. Seega on kõik Ukraina graadi variandid muutunud märkimisväärselt vastupidavamaks. Ja nüüd, tänu EMN juhtimiskomplektide kasutuselevõtule, on nende rakettide täpsus samal tasemel kui HIMARS-i ja M270 omad. See annab Ukrainale lahinguväljal uue eelise. Nende graadi variandid ei ole enam kasulikud ainult aala terroriseerimiseks. Nüüd suudavad nad mõne sekundiga sooritada 40 täpset lööki ja seda murdosa hinnaga võrreldes HIMARS-i rakettide tulistamisega. GMLRSC raketid maksavad umbes $150,000 kuni $200,000 tükk ja sõltuvad lääne tarneahelatest, muutes need haruldaseks ressursiks, mida hoitakse kõrge prioriteediga sihtmärkide jaoks. Atacami raketid maksavad sõltuvalt variandist 1 kuni $1,7 miljonit tüki kohta. Võrdluseks, tavaline juhitamata BM-21 rakett maksab sõltuvalt tootjast, vanusest ja raketitüübist umbes $1000 kuni $10,000. Tõsi, konkreetse sihtmärgi otseseks tabamiseks piisaks tõenäoliselt vaid ühest GMLRS-i või Atacami raketist. Samas kui sama efekti saavutamiseks oleks vaja tulistada terve salve ehk 40 juhitamata BM-21 raketti. See vähendab kulude erinevust märkimisväärselt, kuid EM ja E-komplektide kasutuselevõtuga langes juhitava täppisraketi hind Ukraina jaoks oluliselt. Ja see on tõenäoliselt vaid esimene suur kasu sellest, mis paistab olevat põnev uus koostöö Ukraina sõjaväe jaoks, sest koostöö EMNega ei piirdu ainult juhtimiskomplektidega. 2025 aasta mais allkirjastas Ukroboronprom EMNega vastastikuse mõistmise memorandumi, et ühiselt arendada relvi ja alustada Hispaania moodulite kohapealset tootmist Ukrainas. Eraldi sõlmis Ukraina droonitootja Skliton 2026 aasta märtsis ettevõttega koostöölepingu. Mida need kokkulepped tegelikult tähendavad, ei ole veel päris selge. Kuid kiire pilk teistele süsteemidele, mida EMNE arendab, on kindlasti Vene juhtkonna jaoks ebameeldiv vaatepilt. Ettevõtte lipulaev toode on Guardian 30 kaugjuhitav torn, mis on väidetavalt juba Ukrainas lahingukasutuses. See on kaugjuhitav relvajaam, mis on varustatud 30 mm automaatkahuriga, tavaliselt MK44 Bushmaster 2 ning koaksiaalse 7,62 mm kuulipildujaga. See on mõeldud integreerimiseks soomukitele, nagu Ukraina PTR-34 või teistele šassiidele, et pakkuda meeskonnale paremat kaitset. EMNE tuudab ka Guardian 2.0 RVS-i, mis on kergem kaugjuhitav relvajaam, millele saab paigaldada keskmise kaliibriga 7,62 või 12,7 mm kuulipildujaid või 40 mm automaatgranaadiheitjaid. Sellel on kaasaegsed päeva- ja öökaamerad ning laserkaugusmõõtjad täpseks sihtimiseks. Kuskil Rootsi kohal lendab hävituslennuk Line missioonil ilma piloodita. 2025 aasta mais võttis tehisintellekti süsteem nimega Senator üle Saab Gripen E juhtimise ja lendas 3 kaugvõitluse missiooni, otsustades ise, kuidas manööverdada, millal rünnakule asuda ja kuidas simuleeritud õhulahingus reaalse vastase vastu võita. Ja kuigi see muudab Rootsi õhuväe kahtlemata üheks maailma võimsaimaks ja tehnoloogiliselt arenenumaks, on see vaid osa põhjusest, miks see areng on oluline. Veelgi olulisem on see, et just selle lennuki ostmiseks on Ukraina nüüd lepingu sõlminud ning see on kogu selle koostöö kõige arenenum tulemus. Ja sellel on potentsiaal peatada Venemaa täielikult. Alustame siis masinast endast, sest kui me mõistame, mis Gripen E tegelikult on, saame aru, miks Moskval on igati põhjust muretsemiseks. Gripen E on ehitatud General Electric F414 mootori ümber, mis võimaldab sellel saavutada tippkiiruseks veidi üle Mach 2, umbes 2100 km tunnis. Sellel on 10 relvakinnitust, sisemine kütusevaru umbes 3,75 tonni ning see suudab startida ja maanduda avaliku maanteelõigul 6-liikmelise meeskonna abil. Kuid paljad numbrid ei ole peamine.
peamine on see, mida Gripen E endas kannab. Lennuki südames asub Leonardo SSO-5 Raven, aktiivne elektrooniliselt skanneeritav radarisüsteem, mis on paigaldatud pöörlevale alusplaadile, võimaldades antennil füüsiliselt külgedele pöörduda ja näha kaugemale külgedele kui statsionaarne radar. Selle kõrval on kinnitatud Skywatch G, infrapunaotsingu ja jälgimissüsteem, mis võimaldab lennukil jahti pidada ilma radarit sisse lülitamata, jäädes vaikseks, samal ajal kui ta loob pilti taevas toimuvast. Ja kogu lennuki kere ümber on Aresis elektroonilise sõjapidamise süsteem, mis koosneb digitaalsetest vastuvõtjatest, segajatest ja peibutite juhtimisseadmetest, andes piloodile 360-kraadise ülevaate sellest, kes teda jälgib ning võimaluse neid pimestada. Saab ehitas selle lennuki täiesti algusest peale nii, et ta suudaks võidelda ka siis, kui tema radar on häiritud, andmeside katkestatud ja GPS-signaali võltsitakse. Teisisõnu nad ehitasid selle just sellise elektromagnetilise põrgu jaoks, milleks Venemaa on Ida-Ukraina muutnud. Ja sellel lennukil on veel üks omadus, mis on peaaegu spetsiaalselt Ukraina jaoks loodud. Midagi, mis on selle disaini sisse ehitatud juba külma sõja ajal. Rootsi planeerijad eeldasid alati, et kui sõda tuleb, siis esimene asi, mida Nõukogude rünnak teeb, on nende peamiste lennubaaside pommitamine kraatriteks. Seetõttu keeldusid nad neist sõltumast. Nad töötasid välja doktriini nimega BAS-90, mille keskmes oli hävitajate hajutamine tavalistele maanteeleikudele, nende relvastamine ja tankimine väikeste ajateenijatest koosnevate maapealsete meeskondadega ning lennukite uuesti lahingusse saatmine kohtadest, mida ükski vaenlane ei suudaks ette kaardistada. Ja see doktriin suunas neid kogu Gripeni lennukite seeria arendamisel, nii vanemate C ja D mudelite kui ka uue E-mudeli puhul. Need lennukid ongi loodud just sellises keskkonnas tegutsemiseks. Neil on väike hooldusvajadus, madalad ülalpidamiskulud, kiire lahinguvalmiduse taastamine ja mis kõige tähtsam, nad ei vaja täiuslikku 2 miili pikkust lennurada. Aastaid tundus see doktriin olevat Rootsi neutraliteedi veider reliikvia. Siis kulutas Venemaa aastaid püüdes Ukraina lennubaase õhust hävitada. Ja äkitselt tundub hävitaja, mis on ehitatud töötama maanteelt ilma püsiva baasita, vähem reliikvia ja rohkem ettekuulutusena. See on põhjus, miks F-16D või Mirage'id, mis on iseenesest suurepärased hävitajad, on Ukrainas lõpliku mõju avaldamisega raskustes olnud. Kuid Gripen E-d, mis ongi selleks otstarbeks loodud, võivad nüüd särada, sest 16 neist on kinnitatud ostulepingusse, mis sõlmitakse 2026 aasta keskpaigas. Siiski on veel üks suurem tehing, mis võib järgmise 10 jooksul hõlmata kuni 150 lennukit, muutes selle mitte ainult ajutiseks annetuseks, vaid täieõiguslikuks osaks Ukraina õhujõududest. Nüüd, lisaks selle operatiivvõimekusele, räägime relvadest, mis muudavad kogu selle asja surmavaks. Gripen E suudab kanda kuni 7 MBDA Meteor raketti ja Meteor ei ole tavaline õhk-õhk-rakett. Enamik rakette on tegelikult rakettmootoriga. Need süütavad mootori. Põlevad tugevalt mõned sekundid ja seejärel liiguvad ülejäänud tee sihtmärgini inertsiga, kaotades kogu aeg energiat. Meteor kasutab selle asemel reguleeritavat ramjet-mootorit, mis põleb ja lükkab raketi kogu tee sihtmärgini. See liigub kiirusega üle Mach 4. MBDA ametlikel andmetel on selle laskekaugus üle 200 kilomeetri, isegi kui see on optimistlik maksimum. See osa, mis kogu raketi tööle paneb, on see, mis hoiab mootori põlemas, andes sellele tootja sõnul niinimetatud põgenemisvõimaluseta tsooni. Mitmeid kordi suurem kui tänapäeval lendavad Amram-klassi raketid. Otsesuunalises rünnakus umbes 3 korda pikem ja tagaajamises koguni 6 korda suurem. See on taevamaht, mille sees vaenlase piloot lihtsalt ei suuda raketi eest ära lennata, ükskõik kui järsult taga ei pööraks. Kui ühendada see rakett eelmainitud radari ja hävitajaga, on teil kombinatsioon, mis suudaks tõeliselt Venemaa õhuvõimu Ukrainas ohustada. See ongi kogu asja mõte. Üks korralikult relvastatud Gripen suudab Vene hävitaja tagasi suruda juba enne, kui Vene piloot on üldse laskekaugusesse jõudnud. Ja Meteor teeb midagi peenemat kui lihtsalt kaugele lendamine. Sellel on kahepoolne andmeside, mis tähendab, et rakett ja seda välja tulistanud lennuk saavad lennu ajal omavahel suhelda. Hävitaja saab pärast raketi väljatulistamist sihtmärgi asukohta uuendada, anda raketi juhtimise üle hoopis teisele sensorile või tulistada sihtmärgi pihta, mida ta oma radariga polegi näinud. Praktikas tähendab see, et Gripen võib tulistada Meteori raketi sihtmärgi pihta, mida märgistab teine lennuk või maapealne radar, samal ajal kui lennuk ise jääb vaikseks ja nähtamatuks, ei lülita oma radarit sisse ega reeda oma asukohta. Ja rakett ei ole lihtsalt rakett, vaid üks sõlm võrgustikus. Muidugi, üks muljetavaldav lennuk koos ülikaasaegse raketiga ei peata sissetungi. Sõda ei võideta kõige muljetavaldavama masinaga lahinguväljal. Sõda võidetakse sellega, mida pole nii lihtne pildistada. Võrgustikuga, mis ühendab kõiki masinaid. Ja Rootsi on tegelikult teinud seda Ukrainas juba üle 4 aasta, pakett paketi haaval.
Gripen on vaid odaots. Nii et tõmbame korraks tagasi ja vaatame kogu pilti, sest tegelik lugu siin pole mitte hävituslennuk, vaid kogu kaitsetööstuse ökosüsteem. Rootsi on aastakümneid kujundanud oma sõjaväge eeldusel, et ühel päeval võite olla sunnitud võitlema vaenlasega, kellel on palju rohkem sõdureid, tanke ja lennukeid, kui Rootsil endal kunagi olla võiks. Väike riik, kes seisab silmitsi hiiglasliku naabriga. Kui see stsenaarium tundub tuttav, siis just see ongi asja mõte. Rootsi vastus arvulises vähemuses olemisele ei olnud kunagi hiiglasega relva vastu mõõtu võtta. Eesmärk oli näha esimesena, otsustada kiiremini ja ühendada kõik nii tihedalt, et väiksem jõud saaks lüüa täpselt sinna, kus need kõige rohkem haiget teevad ning kaduda enne, kui vastulöök kohale jõuab. See filosoofia antakse nüüd tükikaupa üle Ukrainale. Alusta silmadest, sest kõik muu sõltub neist. 2024 aasta mais teatas Rootsi kogu sõja suurimast abipaketist, mille väärtus oli umbes 13 miljardit Rootsi krooni ja selle keskmes olid 2 lennukit nimega ASC-890. Väliselt pole see midagi erilist. Ümber ehitatud Saab 340 turbopropeller lennuk, selline väike regionaalne reisilennuk, mis kunagi vedas ärireisijaid provintsilennujaamade vahel. Aga Saab eemaldas selle sisustuse ja kinnitas selle ARi külge. ISAR radaripaneeli, mis vaatab külgsuunas 120 kraadise kaareulatuses mõlemal pool lennuki keret. Õhus olles suudab see radar tuvastada hävitaja suuruseid sihtmärke 300–400 kilomeetri kauguselt ning jälgida korraga kuni 1000 objekti õhus ja 500 objekti maa või veepinnal. Kuid tegelikult oluline number siin on nurk. Maapinnal asuv radar jääb kinni maa kumeruse taha ning iga mäe ja puuderivi taha, mis tema ees on. Vene tiibrakett või Shahedi droon, mis lendab madalalt, võib selles maapinna taustmüras varjuda kuni peaaegu sihtmärgini jõudmiseni. ASC-890 lendab sellest kõigest kõrgemal ja vaatab alla. See allavaatamise võimekus ongi kogu selle lennuki olemasolu põhjus. Ja vastase vastu, kes on Ukraina linnade ja elektrijaamade pihta tulistanud üle 100 000 drooni ja 1000 rakette, ei ole lennuk, mis suudab madalalt lendajaid varakult märgata, mingi luksus. See on vahe selle vahel, kas linn saab 10 minutit hoiatust või vaid 90 sekundit. Lennukit märrati esmakordselt Ukraina kohal lendamas 2026 aasta märtsis ning Ukraina andmetel on see juba edastanud sihtimisandmeid õhutõrjevõrku. Ühes laialdaselt kajastatud juhtumis omistati sellele abi F-16-le Vene Su-35 allatulistamisel. Siis on veel silmad maapinnal ning just siin näitab Rootsi radariperekond oma tegelikku väärtust. Giraffi radarid saavad vaid murdosa sellest tähelepanust, mida Patriot patareid, ja see on viga. Rootsi on varustanud Ukrainat mitmete erinevate Giraffi radarite variantidega ning Ukraina enda kaitseministeeriumi andmetel suudavad need süsteemid tuvastada õhusihtmärke kuni umbes 100 kilomeetri kaugusel ja kuni 20 kilomeetri kõrgusel olenevalt mudelist. Mainime, et need konkreetsed andmed pärinevad Ukraina valitsuselt, kes on asjast huvitatud osapool. Seega tuleks neid käsitleda kui operaatori poolt esitatud näitajaid, mitte sõltumatu mõõtmisena. Kuid oluline on just see konstruktsioon ise. Giraffe on oma nime saanud tänu kokkupandavale mastile, mis tõstab antenni puude latvadest kõrgemale. Nagu kaelkirjak suudab see näha madalal lendavaid, aeglaseid ja väikeseid sihtmärke, mis maastikus peituvad, tiibrakette ja droone. See uuendab oma pilti iga sekund. See paigaldatakse vähem kui 10 minutiga ja võetakse maha vähem kui 5-ga, mis tähendab, et see saab kiiresti olukorda kontrollida, jagada infot ning liikuda enne, kui Vene vastutuledroon selle üles leiab. Ja mis kõige tähtsam, see töötab edasi ka tugeva segamise korral. See viimane punkt on kõige olulisem, sest just Vene elektroonilise sõjapidamise keskkonnas jäävad odavamad radarid pimedaks. Nii et Rootsi on andnud Ukraina sõjaväele silmad, aga neil on vaja ka rusikaid. Enne kui me sinna jõuame, telli kindlasti The Military Show, et saada iga päev uudiseid sõjast ja kõigist tähtsatest sündmustest. Tagasi nende relvade juurde, mida Rootsi kasutab, et kallutada sõda Ukrainas enda kasuks. Esimene rusikas, mille Rootsi üle andis, on Archer, mis võib olla kogu selle paketi kõige muljetavaldavam ja laastavam asi. Archer on 155 mm iseliikuv haubits, millel on 52 kaliibriga toru, mis on kinnitatud Volvo veoki baasil ehitatud 6x6 liigendchassile ning kogu relv on automatiseeritud. Kui vana Nõukogude järelveetav haubits vajas 10 või 12 meest, kes selle ümber higistasid, siis Archer vajab vaid 3 meest ja nad ei pea kunagi soomustatud kabiinist väljuma. Alates hetkest, kui tuleülesanne saabub, võib sõiduk teatuda, relva sihtida ja esimese mürsu õhku lasta vähem kui 30 sekundiga. See suudab tulistada 8 või 9 lasku minutis. Esimese 3 lasku lähevad välja umbes 15 sekundiga ja siis on see juba liikumas.
see kiirus tähendab otseselt ellujäämist ja tõhusamat lahingutegevust. Sellel lahinguväljal jahtib Venemaa suurtükiväge vastutuleradari ja droonidega ning reegel on jõhkralt lihtne. Mida kauem sinu kahur paigal seisab, seda kiiremini see hävib. Archer kasutab nüüdseks hästi tuntud lase ja liigu taktikat, kus ta saab lasta salve ja lahkuda enne, kui vaenlane suudab välja selgitada, kust tuli. Kuid oluline on ka laskekaugus. Tavalise mürsuga ulatub Archer umbes 40 kilomeetrini ning täppisjuhitava Excaliburi mürsuga võib see ulatuda ligikaudu 60 kilomeetrini. Üks suurtükimees, kes veetis aastaid Nõukogude T-20 peal, mis on sarnane haubits Nõukogude ajast, nimetas Archerit snaiper-suurtükiks. Üks lask, üks hävitatud sihtmärk ja brigaad kasutas seda Vene iseliikuva suurtüki hävitamiseks, mida kinnitas droonivideo. Rootsi annetas sõja alguses esimesed mõned tükid ning 2025 aastal andis ta oma hankebüroole loa osta Ukrainale veel 18 tükki, mille tarned kestavad kuni 2026 aastani. Teine masiin on CV-90 ning sõdurid, kes sellega sõidavad, on sellele andnud hüüdnime, mis ütleb kõik – Elajas. Rootsi saatis algselt 50 tükki 40 mm kahuriga varianti ning igaüks neist kannab 3 meeskonnaliiget pluss jalaväelaste rühma soomuse taga, mis annetatud versioonis oli spetsiaalselt tugevdatud kaitseks miinide, väikekaliibrilise tule ja granaatide vastu. Maanteel suudab see sõita umbes 70 kilomeetrit tunnis, kuid põhjus, miks meeskonnad seda armastavad, on see, et see masin jääb ellu. Ukraina 21. mehaniseeritud brigaad on avaldanud video, kus CV-90 taluvad mitmeid FPV droonirünnakuid ja sõidavad endiselt edasi, tõmmates tule eemale jalaväelastelt, kes tagant välja ronivad. Ukraina üksused on selle kavandatud otstarbest nii kaugele välja viinud, et nad on kasutanud seda improviseeritud suurtükiväena. See on kaugelt üks võimekamaid jalaväe lahingumasinaid Euroopas ning Ukraina on Rootsiga kokku leppinud, et hakkab seda tulevikus Ukraina pinnal tootma. Ja siis on kõik need süsteemid, mis jäävad pealkirjade taha, see vähe glamuurikas mass, millele armee tegelikult toetub. Rohkem kui 28 abipaketi raames on Rootsi saatnud STRV 122 tanke, mis on nende enda tugevdatud versioon Leopard 2. Rootsi on saatnud üle 200 roomikutel soomustransportööri. Samuti on saadetud RBS 70 õhutõrjerakette droonide ja kopterite vastu ning Carl Gustafi tavasilöögita kahureid, tuhandete kaupa vintpüsse ja tankitõrjerelvi, Combatboat 90 kiireid dessantpaate jõgedele ja rannikule, tõurakette, laskemoona, veoautosid ning varuosi ja väljaõpet, mis kogu selle tehnika töös hoiavad. Rootsi ametliku arvestuse kohaselt ulatus selle sõjalise abi koguväärtus Ukrainale 2026 aasta alguseks umbes 128 miljardi Rootsi kroonini ning veel 80 miljardi suurune raamistik on kindlaks määratud aastateks 2026 ja 2027. See ei ole heategevus väikeste osade kaupa. See on väike riik, mis suunab märkimisväärse osa oma kaitsetööstusest teise riigi ellujäämisse. Nüüd saame lõpuks vastata tõelisele küsimusele. Sellele, mida selle video pealkiri tegelikult küsib. Kuidas see kõik tegelikult võiks Venemaad peatada? Sest asi pole mitte hävitajas, haubitsas ega üheski teises näidatavas masinas. Oluline on see, mis juhtub, kui need omavahel ühendatakse. Ja see ongi see, millest Rootsi saab aru paremini kui peaaegu keegi teine, sest just selle ümber on nad kogu oma kaitsedoktriini üles ehitanud. ASC 890 tiirutab kõrgel Ukraina keskosa kohal, vaatab alla ja märkab, kuidas Vene lennukid kogunevad, et alustada liugpommirünnakut. See edastab need sihtmärgi andmed andmeside kaudu edasi. Esirindel asuv Giraffe radar kinnitab ja täpsustab pilti. Gripen E, mis asub hajutatud lennurajal kaugel igast sihitavast lennuväebaasist, saab märguande, tõuseb õhku ja tulistab meteooliraketi kauguselt, mille vastu lennepiloodil pole head vastust, sundides teda ümber pöörama ja põgenema enne, kui ta üldse jõuab pomme heita. Samal ajal annab see sama võrk, mis suunas raketi, Archeri meeskonnale teada, kust Vene patarei just tulistas ning Archer laseb sellele täppislasu ja liigub juba enne, kui suits hajub. See ongi loogika ja sellel tasub peatuda, sest see on tõeliselt elegantne. Venemaa eelis selles sõjas on alati olnud mass. Rohkem kahureid, rohkem lennukeid, rohkem inimesi. Ukraina ja Rootsi vastus ei ole massiga võistelda, vaid rünnata põhjust, mitte sümptomit. Sa ei lase liugpomme lihtsalt ükshaaval alla. See oleks väsitav ja kaotusele määratud mäng. Sa surud tagasi lennukid, mis neid pomme kannavad, nii et pomme ei lasta kunagi välja. Sa ei kaeva end lihtsalt sisse ega talu suurtükituld. Sa märkad kahurit kohe, kui see tulistab ja hävitad selle. Iga selle süsteemi kiht on loodud nii, et väiksem ja targem jõud saaks otsustada ja rünnata kiiremini, kui suurem ja kohmakam jõud suudab reageerida. Just nii kavatses Rootsi alati ellu jääda oma palju suurema naabri kõrval ja nüüd on Ukraina selle plaani üle võtnud.
ja selles partnerluses peitub veel teinegi kasu, mis viitab tulevikule isegi rohkem kui olevikule. See suhe toimib mõlemas suunas. Ukraina ei ole lihtsalt vastuvõtja. Iga päev tulistavad Ukraina meeskonnad neid Rootsi süsteeme selle sajandi kõige intensiivsemas ja tehnoloogiliselt küllastatumas sõjas. Nad võitlevad aktiivse elektroonilise sõjapidamise, droonide parvede ja vaenlasega, kes kohaneb nädalast nädalasse. See tekitab midagi, mida ükski Rootsi katsepolügoon maailmas ei suudaks kunagi pakkuda. Tõelised lahinguandmed selle kohta, kuidas igaüks neist masinatest tegelikult käitub, kui keegi tõepoolest üritab seda hävitada. Rootsi saab selle tagasiside, nii et Saab leiab vead üles ja parandab need kiiremini, kui ükski rahuaja programm kunagi suudaks. See partnerlus annab Rootsile sisuliselt kogu vajaliku testimise vaenlase vastu, kellega nad alati arvasid silmitsi seisvat. See võib arendus kiirendada nii, nagu oleme juba näinud Ukrainal saavutavat. Prototüübid valmivad kuudega, mitte aastatega. Muidugi sõltub see kõik sellest, kas Ukraina suudab oma tootmise käima saada ja isegi siis käib neil endiselt raske võitlus. Gripen E-tehing on tohutu, kavatsuste protokoll kuni 150 hävitaja ostmiseks, mis oleks suurim Gripeni eksport ajaloos ja üks suurimaid relvatehinguid, mida Euroopa on kunagi näinud. Aga need ei jõua kohale homme, vaid tarned peaksid algama umbes 2030 aastal ja kestma kogu kümnendi vältel. Vanemad C ja D mudelid, mis võiksid varem saabuda, on vananevad kasutatud lennukid, mille arv on piiratud lennukikerede väsimuse tõttu ning neil puuduvad just need süsteemid, mis teevad E-mudeli nii ohtlikuks. Ja Venemaa ei jää käed rüpes ootama. See kohaneb, segab, ehitab ja hakkab jahtima iga kõrge väärtusega süsteemi selles nimekirjas, eelkõige varajase hoiatuse lennukeid. Juba üle 4 aasta oleme näinud, kuidas Venemaa teeb midagi, millele Ukraina suurema osa sellest ajast lihtsalt ei suutnud vastata. Taktika oli üsna lihtne, kuid samas laastav. Vene Su-34 tõuseks kuhugi ohutusse kohta rindejoone taha ja laseks alla suure liugpommi. See on uhke nimetus Nõukogude ajastu juhitamata pommile, millele on lisatud väljatõmmatavad tiivad ja satelliitnavigatsioonikomplekt. Pomm liugleks 50–70 kilomeetri kaugusele Ukraina positsioonidele, loodetavasti oma ettenähtud sihtmärgi poole. Aga samal ajal, kui see pommitaja oma tööd teeb, tiirutab teine Vene lennuk, tavaliselt Su-35 kõrgemal ja kaugemal, jälgides taevast ja olles valmis karistama iga Ukraina hävitajat, kes üritab sekkuda. Pommitaja pommitab, saatelennuk valvab. Selle tööjaotuse tegi võimalikuks asjaolu, et Venemaal oli lennukite arvus äärmuslik ülekaal. Sõja alguses oli seis Venemaa kasuks 10-1. Kõige usaldusväärsemate allikate kohaselt oli Venemaal 1300–1400 lennukit, samas kui Ukrainal oli kasutada vaid umbes 120 hävitajat. Ja see on võimaldanud Venemaal pommitada Ukraina rindepiirkonda iga kuu tuhandete juhitavate pommidega. Ukraina vastus sellele piirdus pikka aega olemasolevate õhutõrjesüsteemide ja lääne annetustega. Kõige äärmuslikematel juhtudel pidi Ukraina paratamatult saatma õhku mõned annetatud lennukid, nagu Mirage 2000D ja F-16D, et hävitada võimalikult palju liugpomme või vähemalt pakkuda heidutust. Kuid 2026. Aasta keskpaigaks on Ukrainal tekkinud rohkem võimalusi ja üks leidlikumaid neist on see, et nad on palli tagasi Venemaa väravasse visanud, tehes sama asja. Ukraina on võtnud täpselt sama strateegia, mida nende vastu on kasutatud, kopeerinud selle peaaegu samm-sammult ja suunanud selle tagasi teisele poole rindejoont. Räägime siis sellest, kuidas see taktika tegelikult töötab, miks Ukraina ei saanud seda varem kasutada ja miks sellest saab peagi Moskva jaoks palju suurem probleem, kui see juba on. Nüüd räägime sellest taktikast veidi lähemalt, sest kirjeldus selle kohta pärineb üsna ebatavalisest allikast. See kirjeldus avaldati 2026 aasta juuni lõpus ja väidetavalt pärineb see Vene Telegrammi kanalist nimega Komandör räägib ehk Vojevodari ülekanded, millel võivad olla tihedad sidemed Vene õhujõududega. See päritolu on oluline, sest Vene sõjablogijal, kes kirjeldab Ukraina taktikaid, on igati põhjust neid teatud viisil, halvustavalt, kujutada. Ja siiski, see, mida me siin näeme, langeb kokku lääne analüüside ja prognoosidega, mis tähendab, et sellel on rohkem märke selle kohta, et see vastab tõele. Siin on, kuidas see toimib. Ukraina sõjalennukid lendavad välja paari kaupa. Üks hävitaja lendab madalalt ja kiiresti sihtmärgi poole, kandes täppis liugpomme, mille eesmärk on tabada Vene vägesid hallis tsoonis või selle lähedal. Kui see jõuab viskekohale lähemale, tõmbab lennuki järsult nina üles ja tõuseb kõrgemale. See tõus on tingitud füüsikast, sest liugpommil puudub mootor. Mida kõrgemal ja kiiremini sa oled, kui pommi vabastad, seda rohkem on sellel kineetilist energiat ning seda kaugemale see lendab enne, kui gravitatsioon selle alla toob.
Seega hoiab pommitaja end madalal, et jääda radarite horisondi alla ja tõuseb viimasel hetkel järsult üles, et visata pommid võimalikult kaugele. Selle taga olev füüsika vastab sellele, mida Venemaa on seni kasutanud. Kuid selle tõusuga kaasneb probleem. See muudab sind nähtavaks. Maapinna lähedal lendavat hävitajat on raske märgata ja raske tabada. Hetkel, kui see tõuseb, et pomme visata, ilmub see Vene radarile ja just siis võib patrulliv Vene hävitaja rünnata. Siin näitab teine Ukraina hävitaja oma väärtust. Teine lennuk, mis on tavaliselt F-16, hoiab end kaugemal ja kõrgemal, olles valmis õhk-õhk raketiga. Kui Vene Su-35 või Su-30 sööstab pommitaja poole, laseb saatelennuk raketi välja. F-16 puhul on selleks raketiks Ameerika AIM-120 AMRAAM. Nüüd, see AMRAAM ei pruugi tegelikult Vene hävitajat alla tulistada. Selle sõja kaugused on pikad, Vene hävitajad on kiired ja sellisel viisil välja lastud rakett on tavaliselt mõeldud vastase reageerimise sundimiseks, mitte hävitamiseks. Aga vastase reageerimise sundimine ongi kogu mõte ja sageli piisab sellest. Vene piloot, kes näeb enda poole lendavat AMRAAM raketti, peab katkestama oma rünnaku, loobuma sihtmärgi jälitamisest ja võtma kasutusele põiklevad manöövrid. Nende mõne sekundi jooksul on Ukraina pommitaja juba oma lasti maha visanud ja kodu poole põgenemas. Vene allikas läks samuti üle Ukraina pilootide teemale. Olukorra teadlikkus. Niipea kui Vene hävitajad raketid välja lasevad, katkestavad ukrainlased oma tegevuse ja põgenevad lahinguväljalt. Põgenev venelane võib kiiruga lasta välja omaenda R-37 või R-77 raketi, kuid selleks ajaks on ukrainlased tavaliselt juba suurel kiirusel eemaldumas ja jälgivad kogu aeg seda raketti. Seega pole saatetaktika selles faasis tegelikult seotud õhulahingute võitmisega, vaid pigem pommitajale puhta rünnaku ja ohutu lahkumise tagamisega. Ja et mõista, miks Ukraina seda kaitsekilpi nii väga vajab, peame rääkima ühest relvast, mis on kujundanud õhusõda Ukraina kohal rohkem kui ükski teine. See relv on R-37M. Ja see on põhjus, miks Ukraina piloodid on suurema osa sellest sõjast lennanud nii madalalt, et nende lennukite kõhud on peaaegu puulatvu riivanud. R-37M on Vene kaugmaa õhk-õhk-tüüpi rakett, mida kannab MiG-31PM püüdurhävitaja ning üha enam ka Su-35 ja Su-57. Sõltuvalt allikast ja variandist on selle laskekauguseks märgitud 150 kuni 400 kilomeetrit ning see lendab umbes 5 kuni 6 korda helikiirusest kiiremini. Nüüd, need pealkirjades toodud numbrid vajavad ettevaatlikku suhtumist. 300 kuni 400 kilomeetri kaugus eeldab kõrgel lennustarti MiG-31-ilt, millel on võimas radar. Aga siin tulistatakse rakett välja Su-35 pealt, millel on väiksem radar, seega on selle praktiline ulatus märgatavalt lühem. Ekspordiversiooni RVVBD reklaamitakse kuni 200 kilomeetrise ulatusega ja see on tõenäoliselt rohkem kooskõlas sellega, mida rakett tegelikult suudab. Kuid isegi selle vahemiku konservatiivne ots on palju pikem kui ükskõik mis, millega Ukraina sai suurema osa sõjast vastu tulistada. Londoni kuninglik ühendatud teenistuste instituut teatas, et juba 2022 aasta oktoobris tulistas Venemaa Ukraina õhujõudude pihta kuni 6 R-37M raketti päevas. Ukraina piloodid on ajakirjanikele öelnud, et rakett toob harva kaasa kindla allatulistamise, kuid see polegi peamine. Selle ülesanne ei ole tingimata hävitada, vaid takistada Ukrainal oma lennukeid kasutamast. Kaitse püstitamine suurel kõrgusel võib olla surmav, kui vastas on kaugmaa õhk-õhk raketid, mistõttu võib isegi lihtne tõusmine olla eluohtlik otsus. Tulemuseks oli see, et Ukraina MiG-29 ja Su-27 piloodid sunniti lendama madalatel kõrgustel, kus nad said kasutada maastiku ja maapinna peegeldusi, et varjuda Vene radarite ja rakettide otsijapeade eest. Siil allpool olid nad küll R-37M eest paremini kaitstud, kuid nüüd muutusid nad haavatavaks maa pealt tuleva tule ja nendest samade Vene liukpommilennukite suhtes, keda nad üritasid peatada. Ukrainal on selle tagajärjel juba üks inimkaotus olnud. 2026 aasta mai keskel väitsid Vene lennunduse Telegrami kanalid, et Su-35 tulistas Suumõe lähedal alla Ukraina F-16, kasutades kaugmaa R-37 seeria raketti. Kui see vastab tõele, oleks see esimene kord, kui Ukraina F-16 kaotatakse õhk-õhk-lahingus, mitte maatule või õnnetuse tõttu. See üksi räägib juba R-37M potentsiaalsest ohust kohas, kus ainuüksi avastamine võib sulle saatuslikuks saada. See ongi see oht, mida saatetaktika püüab hallata. See toob meid tagasi Ukraina käes olevate rakettide ja selle juurde, kui kaugelt keegi kedagi tabada suudab.
F-16 on 2026 aasta keskpaigas parim saatelennuk, mis Ukrainal on. See kannab kaasaegset radarit, võimekat elektroonilise sõjapidamise varustust ja AIM-120 raketti, mis kuulub sarnaste, kuid väga erinevate rakettide perekonda. Vanemad variandid ulatuvad umbes 75 kilomeetrini, samas kui uusim versioon, mida Ukraina väidetavalt kasutab, AIM-120C8, ulatub kuni 160 kilomeetrini. See on tõsine relv. Aga Vene kanal märkis ka, et Ukrainal ei ole alati F-16 lennukit võtta, seega tuleb neil improviseerida, kombineerides ja sobitades erinevaid lahendusi. Nõukogude ajast pärit Su-27 pakub õhukaitset MiG-29-le, mõlemad toetuvad vanale R-27 raketile või isegi Su-27 katab teist Su-27. R-27 on palju lühema tegevusraadiusega ja palju vanem relv, mis näitab, kui palju Ukraina peab hakkama saama sellega, mis seal olemas on. Ja me peame tagasi minema selle raporti alguses toodud statistika juurde. Vaatamata sellele taktikale on Venemaal endiselt rohkem pommitajaid ja hävitajaid hallitsooni kohal õhus ning ta heidab endiselt palju rohkem pomme. Siin ei ole õhupariteeti, vähemalt veel mitte. Selle asemel on Ukraina lõpuks leidnud viisi, kuidas õhuruumi pärast võidelda, millest ta varem pidi täielikult loobuma. Nii et see taktika on ajutine lahendus. Ja asi, mis võiks sellest ajutisest lahendusest teha tõeliselt otsustava eelise, on rakett, mis ulatub lõpuks sellest ohust kaugemale. Ja selgub, et selline rakett ongi teel. See tuleb koos Saab S-39 Gripeniga. 2026 aasta mai lõpus teatasid Rootsi ja Ukraina suurimast lääne hävitajate paketist, mille Ukraina on endale kunagi kindlustanud. Rootsi annetab kuni 16 oma kasutuses olevat Gripen C ja D hävitajat, millest esimene peaks kohale jõudma 2027 aasta alguses. Ukraina kavatseb osta kuni 20 uut Gripen E ja F hävitajat, mida rahastatakse 2,5 miljardi euro ehk umbes 2,8 miljardi dollari suuruse Euroopa Liidu laenuga ning mille tarned on planeeritud alates 2030 aastast. Kõik see põhineb 2025 aasta oktoobris allkirjastatud kavatsuste protokollil, mis jätab ukse lahti 100 kuni 150 lennukiga lennukipargi jaoks. Rootsi on selgelt öelnud, et pakett sisaldab ka kaasaegseid õhk-õhkrelvi nagu Iris-T, AMRAAM ja mis kõige olulisem, Meteor. Meteor on see osa, mis on meie loo jaoks kõige olulisem. Selle asemel, et kasutada raketimootorit, mis põleb sekunditega läbi ja jätab raketi inertsi edasi lendama, kasutab Meteor reguleeritavat ramjet mootorit, mis toodab pidevalt tõukejõudu. See annab sellele palju suurema no-escape tsooni pikemal distantsil. Saab märgib ametlikult selle ulatuseks üle 100 kilomeetri ja teatab, et võimalik on isegi 200 kilomeetrit. Rahvusvaheline strateegiliste uuringute instituut on samuti nimetanud Meteorit kõige võimekamaks õhk-õhk-tüüpi raketiks, mis praegu on kasutusel lääne sõjalennukitel. Aga siin on põhjus, miks see muudab saatetaktika pea peale. Ukrainale kättesaadavatest rakettidest on ainult Meteoril piisav laskekaugus, et tõeliselt ohustada Su-34 lennukit, mis laseb liukpomme 60 kuni 100 kilomeetri kauguselt rindejoonest. F-16 lennukitel olevatel AMRAAMidel ja Ukraina-Prantsuse Mirage 2000 lennukitel olevatel Mika rakettidel lihtsalt puudub selline ulatus tegelikes rindetingimustes. Tegelikult, kui Ukraina saatelennuk tulistab AMRAAMi, siis enamasti see lihtsalt ehmatab Vene hävitajat ja sunnib teda eemalduma. Aga kui panna Meteor-rakett Gripenile, mis täidab sama katteülesannet, siis suudab saatelennuk äkitselt ulatuda ja tegelikult hävitada selle Vene pommitaja, kes üldse liukpommitamist teeb. Tuleb märkida, et Meteor ei ulatu päris nii kaugele kui R-37M, kuid see ületab vana R-27, edestab isegi uusimat AMRAAMi ja on võrdne R-77-ga. Õhuväe jaoks, mis on 3 aastat vastasele laskekauguses alla jäänud, on see märkimisväärne muutus. Ja Gripen on Ukraina olukorra jaoks eriti oluline ka põhjustel, mis ulatuvad kaugemale raketist endast. See projekteeriti külma sõja ajal just selleks, et ellu jääda täpselt sellises sõjas, nagu Ukraina praegu peab. See suudab hajutada oma lennukid põhibaasidest eemale ja tegutseda tavaliste maanteede lõikudel, väikese maapealse meeskonnaga ja kiirete ümberteenindustega, eeldades, et Nõukogude raketid pommitavad selle lennuväljad esimesel päeval auklikuks. Lennuk ühildub otse NATO andmesidega ning sellel on kaasaegsem radar ja elektroonilise sõjapidamise süsteem kui vanematel annetatud F-16-tel. Aga selline taktika ei vaja ainult rakette. Siin on 3 olulist osa. Raketid pommitajate kaitsmiseks, hävitajad lendamiseks ja tegelikud pommid, mida alla lasta. Ja mis teeb 2026 aasta suve nii oluliseks, on see, et kõik need asjad näivad korraga kohale jõudvat, just kui tähed oleksid joondunud. Aga enne kui me nendesse süveneme, vajuta kindlasti tellimisnuppu, kui tahad sõjasaatega kursis olla. Me postitame iga päev videoid, mis kajastavad kõiki märkimisväärseid sündmusi Ukraina sõjas ja mujal.
tagasi eduka saate missiooni 3 võtmeelemendi juurde. Kõigepealt on meil pommid. Suurema osa sõjast oli liukpommide eelis täielikult Venemaa käes. 2025 aasta alguseks lasi Venemaa välja umbes 3500 liukpommi kuus, mis tähendab üle 100 päevas kogu rinde ulatuses. Kuu koguarv jõudis rekordini, ületades 5700 pommi 2026 aasta jaanuaris. Ja tõenäoliselt viskas Venemaa ainuüksi 2024 ja 2025 aastal umbes 85 000 sellist pommi, kusjuures 2025 aastal on plaanitud nende tootmine 120 000 tükki. Need komplektid ise on peaaegu absurdselt odavad, umbes $20,000 tükk, ja just seetõttu saab Venemaa neid nii suurtes kogustes kasutada. Ukraina ei suuda sellist mahtu saavutada, kuna enamik tema sõjatööstusest põhineb droonidel, kuid ta ei pea enam alustama nullist. Ukraina on saanud Ameerika liukpomme, sealhulgas pikendatud tegevusraadiusega JDAM-i, ja 2026 aasta mais tutvustas Ukraina oma esimest kodumaist liukpommi, mis kannab umbes 250 kilogrammist lõhkepead ning viidi lahingusse läbi Brave One Defense Tech Hubi. Rohkem Ukraina pommitajaid, mis kannavad rohkem Ukraina pomme, tähendab rohkem väljalende, mis vajavad saatmist. Ning just seetõttu on paaris taktika esile kerkinud 2026 aastal, mitte aasta varem. Teiseks, raketid. Saatelennuk on ainult nii hea kui relv, mida ta kannab, ja Ukraina liitlased täiendavad seda pidevalt. 2026 aasta juuni keskel teatas Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius, et Saksamaa annab oma varudest üle avalikustamata 3-kohalise arvu õhk-õhk tüüpi rakette. Lisaks uutele Iris-T õhutõrjesüsteemidele $400 miljonit suurusele panusele Ukraina õhutõrje laskemoona jaoks ning veel $200 miljonile pakk 3 Patrioti tõrjerakettide jaoks NATO toetatud hangete raames. Pistorius ei täpsustanud, milliseid rakette silmas peeti, kuid ilmsed kandidaadid on EIM-9 ja EIM-120, millega on täna relvastatud Ukraina F-16D või Iris-T ja Meteor, millega varustatakse homme Gripeneid. Igal juhul on see laskemoon, ilma milleta saatetaktikasõna otseses mõttes ei toimi. Seda tarnitakse praegu ning Ukraina on hakanud seda tõsiselt kasutama. Kolmandaks, hävitajad. Siin tuleb mängu Belgia ning see kohustus on suurem, kui esmapilgul paistab. Belgia on välja toonud plaani anda kogu oma F-16 lennukipark kokku 53 lennukit Ukrainale üle aastaks 2029, kui nad lähevad üle F-35-le. Ajakava kohaselt antakse 2026 aastal üle 7 lennukit, millest 3 oleksid lennukorras ja 4 läheksid varuosadeks. Seejärel veel 5 2027 aastal, 14 2028 aastal ja 27 2029 aastal. See lisandub juba lubatud F-16 lennukitele, mille on lubanud Madalmaad 24 lennukit, Taani 19 lennukit ja Norra 6 lennukit. Belgia panus üksi teeks Belgiast kogu koalitsiooni ühe suurima üksikdoonori. Siin on aga üks konks. Belgia saadab oma lennukid ainult siis, kui ta saab kätte uuemad F-35 lennukid. Need on küll tellitud, kuid F-35 lennukid on hilinenud ja enamik neist jõuab kohale alles 10. lõpus. Norra 6 F-16 lennukist ei olnud väidetavalt kõik 2026 aasta aprilliks Ukrainasse jõudnud. Mõned neist oli veel Belgias ümberehitamisel ja teised toimetati kohale osadena. Annetatud hävitajad on sageli aastakümneid vanad ja vajavad enne lahingusse lendamist kuid või isegi aastaid kontrolli ja kapitaalremonti. Ja Ukraina on juba kinnitanud 3 F-16 kaotust sõjas. Nii et kuigi Ukraina saab lääne hävituslennuvõimekust, on see pigem järk-järguline paranemine kui üleöö toimuv plahvatuslik hangete kasv. Ja kuigi see taktika peaks hästi toimima vaidlusaluses hallitsoonis, ei pruugi Ukraina kauaks ainult sellesse hallitsooni piirduma jääda. 2026 aasta juunis väitis ühe Venemaa sõjaväega seotud Telegrami kanal, et Ukraina kasutas uut Ameerika tarnitud raketti AGM-188 Rusty Daggerit, et rünnata pooljuhtide tehast nimega Siburka Venemaa linnas Voronežis. Nagu ka teiste Venemaa allikate väidete puhul, ei ole seda kinnitanud ei Kiiev ega Washington, kuid relv ise on märkimisväärne. Rusty Dagger on USA õhujõudude programmi ERAM ehk pikendatud tegevusraadiusega ründerelva Extended Range Attack Munition tulemus. See programm käivitati 2024 aasta alguses. Sellel on ebatavaliselt otsekohene põhieesmärk – anda Ukrainale taskukohane, masstootmiseks sobiv kaugmaa ründerelv. Ja seda teha kiiremini, kui traditsioonilised hankemenetlused võimaldaksid. See rakett on hübriid-tiibraketi ja juhitava pommi vahel, olles mõõtmetelt sama suur kui tavaline 220-kilone MK82 pomm. Põhimõtteliselt saab iga lennuk, mis suudab seda pommi kanda ka seda raketti.
oluline osa siin on teatatud tegevusraadius, mis väidetavalt ületab 930 kilomeetrit, kui kasutatakse tagasihoidlikumat 45 kilost laengut. Esimene 840 raketist koosnev tootepartii pidi tegelikult tarnitama 2026 aasta oktoobris ning Ukrainal on lubatud kokku osta kuni 3350 raketti. Seega viitab debüüt 2026 aasta juunis sellele, et osa rakette on juba Ukrainasse jõudnud ja neid tõenäoliselt katsetatakse päris sihtmärkide peal. Raketa kuju ja suurus on samuti olulised. Kui see sobib ükskõik millisele JDAM võimelisele lennukile, siis üks 12 F-16 lennukist koosnev eskadrill võiks ühes väljalennus kasutada kuni 144 sellist raketti. See on sama paindliku platvormi mõtlemine, mis on saatetaktika aluseks, lihtsalt viidud vaidlusalusest tsoonist sügavale Venemaa sisemusse. F-16 ja Gripen võiksid kiiresti muutuda universaallennukiteks, liugpommi heitjaks, rakettidega relvastatud saatelennukiks või kaugmaa tiibrakettide laskjaks, sõltuvalt sellest, mida parasjagu vaja on. See kõik ei tähenda, et Ukraina oleks õhusõja juba võitnud. Venemaal on endiselt suurim õhuvägi, suurim pommide varu ja pikima lennukaugusega rakett. Gripenid jõuavad suuremas koguses kohale alles aastate pärast. Võib-olla nägime just Ukraina sõja määravat hetke. Keses kõiki Putini mahinatsioone ja tema katseid NATOt lõhestada ning takistada Ukrainal saamas seda, mida ta enda kaitsmiseks vajab, tegi NATO just midagi suurt. Kornekordne otsuste laine on viinud Ukraina võidu lävele. Putin seisab nüüd silmitsi oma suurima õudusunenäoga. Ta tahtis lõhestada, kuid on loonud ühtsema NATO ja tugevama Ukraina. Kõik see toimub ajal, kui iga tema 2026. aasta plaan luhtub. 7. juulil algas NATO Ankara tippkohtumine. On olnud palju spekulatsioone selle üle, mida NATO otsustab, kui liikmed kogunevad, et avalikustada oma viimased plaanid kaitsealliansi tugevdamiseks ja tagamaks, et Ukraina saaks kõik vajalikku, et jätkata Venemaa tõrjumist. Kuid sellest tippkohtumisest sai midagi enamat kui ainult Putini tõrjumine. NATO liikmed tegid 3 olulist otsust, mis on vallandanud Kremlis šokilaineid. Ja keegi ei tunne nende šokilainete mõju rohkem kui Vladimir Putin, kes ei saa muud teha kui pealt vaadata, kuidas Ukraina sõja käik on igaveseks muutunud. Alustame kõige olulisemast sammust, mille NATO just tegi. Andes Ukrainale tohutu abi lubaduse. Suurim uudis Ankarast on see, et NATO, Euroopa liikmed ja Kanada on ühendanud jõud ning lubanud Ukrainale 2026 aastal umbes $80 miljardi ulatuses sõjalist abi. Selle sammu kohta liikusid nädalatel enne tippkohtumist kuulujutud ja NATO tegi selle nüüd teoks. Kuid siis mindi veelgi kaugemale. NATO ei ole lubanud ainult $80 miljardit 2026 aastaks, vaid on öelnud ka seda, et säilitab sarnase sõjalise abitaseme ka 2027 aastal. See tähendab, et Ukraina lahkus Ankarast 2 aasta pikkuse sõjalise abi lubadusega, mis kokku moodustab muljet avaldavad $160 miljardit. Ja kogu see abi tuleb 31 NATO liikmelt, kusjuures eriti märkimisväärne on see, et USA ise jätab end sellest välja. Aga siin on üks aga. See ei ole kõik uus raha. Ajaleht Kiievi Post toob välja, et see $160 miljardi suurune kohustus on seotud Euroopa Liidu ehk EL-i poolt loodud $103 miljardi suuruse laenupaketiga, mis on mõeldud Ukraina toetamiseks aastatel 2026 ja 2027. Siiski on vaja täiendavat rahastust, sest olemasolevad programmid ei kata kogu summat. Ainus takistus on nüüd see, et NATO peab otsustama, kui palju iga liikmesriik annab sellesse suurde abipaketti. Ukrainal oli seda vaja. Võib-olla rohkem kui sa arvad. Palju on räägitud Venemaa paljudest rahalistest probleemidest, mille kõik on põhjustanud Putini hullumeelne sõda. Tõepoolest, me oleme pühendanud mitu videot sellele, kuidas Venemaa on rahalise kuristiku äärel. Kuid ka Ukraina pole sugugi heas majanduslikus seisus. See ei tohiks kellelegi üllatusena tulla. Üle 4 aasta kestnud sõda kurnaks iga riigi läbi. Märtsis avaldatud BBC artiklis toodi välja, et Ukraina valitsuse 2026 aasta eelarve oli $112 miljardit, millest 60% oli pühendatud sõjategevusele. Ukraina suur probleem oli siin see, et koostatud eelarve jättis neile $45 miljardi suuruse puudujäägi. NATO viimane samm katab selle puudujäägi ja enamgi veel, võimaldades Ukrainal keskenduda rohkem oma rahvale ning võib-olla isegi luua väikese turvavõrgu, millele saab toetuda, kui sõda kestab kuni 2028 aastani või kauemgi. Samal kuul, mil BBC avaldas oma raporti, teatas Bloomberg, et Ukrainal on oht juuni lõpuks rahast ilma jääda. Kusjuures üheks suurimaks riskiteguriks oli võimalus, et abi võidakse ära võtta. Nüüd teame, et Ukraina jaoks raha otsa ei saanud. Ungari veto sellele EL-i laenule, mida varem mainisime, on kadunud, kuna Viktor Orban on ametist tagandatud ja Ukrainal on ajapikendus. Tegelikult on see rohkem kui lihtsalt ajapikendus.
Ukrainale on nüüd 8 aastaks tagatud miljardid dollarid, mida ta vajab oma võitluse rahastamiseks, kuna NATO on andnud seni kõige selgema signaali, et toetab Ukrainat pikaajaliselt. Ukraina oli omaenda rahandusliku kuristiku äärel. NATO tõmbas Ukraina just äärelt tagasi. Venemaa on endiselt äärel ja Putini jaoks ole enam abi tulemas. Me teame, kuhu Putini mõtted siit edasi liiguvad. Venemaa peab kiiresti tegutsema, et 2026 aasta sündmuste käiku muuta. Ja parim viis selleks on lasta Ukraina pihta rohkem rakette kui kunagi varem. Aga see toob meid teise hoobini sellest kolmikust, mille Ankara Venemaale andis. USA annab Ukrainale loa ehitada omaenda Patriot-rakette. Kui Ukraina delegatsioon suundus Ankarasse, oli nende kõige pakilisem soov rohkem õhutõrjerakette. Täpsemalt vajas Ukraina Patriot-tõrjerakette ja neid oli vaja palju. Venemaa ballistiliste rakettide oht on üks peamisi eeliseid, mis tal Ukraina ees on. Ja Patriot-tõrjerakettide nappus võimaldab Venemaal teha rohkem kahju kui kunagi varem. Kuigi mõned võivad kahelda USA pühendumuses Ukrainale, arvestades, et USA ei olnud rahastamisteatega seotud, on Trumpi administratsioon andnud Ukrainale täpselt seda, mida ta vajab. USA ei saada rohkem Patrioti rakette. Selle asemel annab ta Ukrainale palju väärtuslikuma võimaluse neid rakette ise toota. Ühisel pressikonverentsil Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga ütles USA president Donald Trump. Me anname neile õiguse toota patriote, me näitame neile, kuidas neid teha. Nii ei saa te enam kurta, et me ei anna neile piisavalt. See on, tehke ise valmis. Kuigi see avaldus võib sisaldada väikest solvangut, kõlab see Ukraina jaoks siiski kui muusika kõrvadele. USA on varem andnud Patriot-rakettide tootmise litsentsi ainult Saksamaale ja Jaapanile. Ukraina pääseb väga eksklusiivsesse ringi, kuid see on nimekiri, kuhu Ukrainal oli hädasti vaja kuuluda. Zelenski tegi selle selgeks enne Ankara tippkohtumist, nimetades õhutõrjerakettide hankimist Ukraina peamiseks prioriteediks. Me oleme võimelised kõigega muuga ise hakkama saama, kuid kui asi puudutab õhutõrjet, vajame oma partnerite otsustavust, lisas Zelenski. Kuigi ei tundunud, et Ukraina oleks Ankarast lahkunud lubadusega saada rohkem Patrioti tõrjerakette, võib see iseära tegemise hoiak riigile kasuks tulla. Ukraina on pärast Putini sissetungi alustamist üles ehitanud muljetavaldava kaitsetööstuse. Aastaks 2026 on sellel tööstusel prognoositav tootmisvõimsus $50 miljardit, mis on 55 korda rohkem kui Putini sissetungi ajal. Teisisõnu, Ukrainal on võimalused Patrioti rakette toota. Nüüd on sellel olemas luba ja Trumpi sõnul saab Ukraina Ameerika Ühendriikidelt juhiseid, et tootmisprotsessid võimalikult kiiresti käima saada. Miks on see Ukraina jaoks nii suur võit? Sellele küsimusele vastuse saamiseks peame vaid vaatama raketi- ja droonirünnakut, mille Venemaa 6. juuli öösel Ukraina vastu korraldas. Bloombergi andmetel ei suutnud Ukraina rünnaku ajal ühtegi Venemaa poolt välja lastud 23 Iskander M raketist alla tulistada. Väljaanne märgib ka, et 6 Zircon ja Onyx tüüpi raketti suutsid samuti Ukraina õhutõrjest läbi murda. Kuna Ukrainal on Patrioti tõrjeraketid otsa saamas, on Iskander rakettide tõrje edukus 2026 aastal märgatavalt langenud. Aasta alguses suutis Ukraina neist rakettidest umbes 80% alla tulistada, kuid mai keskpaigaks langes tõrje edukus alla 40%. Ja välja arvatud lühike periood, mil see taas sellest protsendist kõrgemale tõusis, on tõrje edukus sellest ajast alates ainult langenud. Kui Ukraina suudab ise Patriot tüüpi raketitõrje rakette toota, saab ta oma õhutõrjevarusid täiendada ja muuta Venemaa õhurünnakut palju vähem tõhusaks. Siiski, nagu abi puhulgi, on siin üks aga. Endiselt on küsimus, kui kiiresti suudab Ukraina jõuda olukorda, kus ta saab hakata Patrioti raketitõrje rakette tootma. Rääkimata sellest, et neid toodetaks sellises mahus, mis võimaldaks tõhusalt vastu seista Venemaa ballistiliste rakettide rünnakutele. Trump usub, et Ukraina suudab tootmise suhteliselt kiiresti selgeks saada, kui USA näitab, kuidas seda teha. Aga varasemate litsentside põhjal võib see võtta üsna kaua aega. Defense Express toob välja, et Jaapanil kulus Patriotide tootmise käivitamiseks 2 aastat. Tundub, et Saksamaa hakkab oma esimesi Patrioti rakette tarnima 2027 aastal ning selleks ette nähtud tootmisliin loodi 2024 aastal. Seega võib see olla Ukrainale mitmeaastane projekt. Kuid kumbki neist litsentsisaajatest ei ole hetkel otsese rünnaku all. Ukrainal on rohkem motivatsiooni kui Jaapanil või Saksamaal tootmine käima saada ning ta on näidanud märkimisväärset paindlikkust, viies oma täppisrelvad ideest masstootmiseni lühikese ajaga. Siiski võib Ukrainal võtta aastaid, enne kui selle otsuse eeliseid tõeliselt tunda saab. Ukraina vajab oma NATO partnereid, et nad panustaksid rohkem ja annaksid Patrioti raketitõrje rakette, samal ajal kui Ukraina tootmist käima paneb. Siiski näeme siin olulist esimest sammu Ukraina õhutõrje tugevdamisel Vene ballistiliste rakettide ohu vastu. Ja sellega jõuame 3. hoobini, mille Ankara Venemaale andis.
NATO tegi veel ühe suure sammu, mis integreerib Ukraina Euroopa julgeolekukeskkonda sügavamalt kui kunagi varem. Aga enne, kui me selle sammu avalikustame, on see sõjasaade. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg vajutada nuppu ja panna märguandekell tööle, et sa näeksid alati, mis meil järgmisena tulemas on. Viimane samm, mille NATO Ankaras tegi, oli pigem poliitilise signaali andmine kui Ukraina toetamine. Aga see oli signaal, mida Putin ei tahtnud kunagi näha. NATO on ühiselt kuulutanud, et Ukraina on Euroopa-Atlandi piirkonna julgeolekusse panustaja. See võib pealtnäha tunduda tühise asjana. Võiks isegi väita, et Ukraina on seda rolli täitnud juba pikka aega, eriti kuna ta loob kaitsepartnerlusi kogu Euroopas ja on muutunud juhtivaks riigiks droonide tootmisel. Siiski on oluline, et kasutatakse sõnu julgeolekupanustaja. Miks? NATO on väga hoolikas oma sõnastuse osas ja seda konkreetset terminit kasutatakse tavaliselt ainult siis, kui organisatsioon hindab, kas mõni riik võib saada NATO liikmeks. See, mida me just NATOlt nägime, on seni tugevaim vihje, et Ukraina liikmelisust kaalutakse. See ei tähenda, et Ukraina oleks liikmelisuse kiirrajal. Ukraina NATO liikmeks saamisele on endiselt palju vastuseisu, eriti kuna sõda Venemaaga veel kestab. Ja see vastuseis on mõistetav. Kui Ukraina saaks praegu liikmeks, tooks Venemaa sissetung vältimatult kaasa 5. artikli käivitamise, mis tõmbaks NATO teised liikmed sõtta, mille Putin alustas. Liikmelisus praegu oleks eskalatsioon ning see on risk, mida NATO ei saa võtta, sest see võiks viia Putini kontrolli alt väljumiseni. Sellegipoolest on selle termini kasutamine tugev signaal Venemaa juhile. See on ka tunnustus Zelenski argumendile Ukraina liikmelisuse kohta NATOs, mille ta esitas enne Ankara tippkohtumist. Kas sa tõesti usud, et oleks õige jätta NATOst välja? Riik ja rahvas sellise kaitsevõime tasemega, küsis Zelenski, lisades, et kui meil juba on need võimed, kui ukrainlased juba oskavad nii võidelda, siis on mõistlik, et need võimed saaksid alliansi kollektiivkaitse osaks. See teeks meid kõiki tugevamaks. Zelenskil on õigus. On veel rohkem tegureid peale Ukraina tugevuse, mida tuleb arvesse võtta. NATO tunnistab mõlemaid argumente, seega võime näha Ukraina nimetamist julgeolekupanustajaks märgina sellest, et Ukrainat kaalutakse NATO liikmeks siis, kui Ukraina sõda lõpeb. Ja sama muret tekitav Putini jaoks on ka see, et see on signaal, et NATO usub, et Ukraina tuleb sellest sõjast võitjana välja, mis avaks tee tema liikmelisusele. See, mida me siin näeme, on tõeline Ukraina sõja pöördepunkt. NATO annab seni kõige tugevamaid signaale, et ta toetab Ukrainat pikaajaliselt. Ja see on oluline lihtsal põhjusel. See on hoop näkku Putini strateegiale jagada NATO, et Venemaa saaks Ukraina vallutada. Venemaa president pole oma strateegiat NATO suhtes varjanud. Lõhestamine on eesmärk. Mida rohkem lõhesid ta suudab NATO sees tekitada, seda kauem võtab organisatsioonil otsuste tegemine aega, mis kõik annab Putinile aega teha seda, mida ta tahab. Nagu Hill märgib, peab Putin selle lõhestamise tekitamist ainsaks viisiks, kuidas Venemaa saab NATO tõeliselt võita. Tavapärases sõjalises mõttes saaks NATO täisjõud Venemaast jagu. Otsene sõda, kuigi võimalik, võiks tähendada Venemaa lõppu. Seega on parem püüda NATO lõppu tuua mitte jõuga, vaid lõhestamise seemnete külvamisega. Toetus Ukrainale on juba ammu olnud üks neist seemnetest. USA mõjutamise katsed alates Trumpi võimule tulekust on olnud üks Venemaa juhtide taktikaid ning ta oleks olnud üliõnnelik kuuldes Trumpi viimastel aastatel NATOt hukka mõistmas. See hukkamõist pole lõppenud. Sellel samal Ankara konverentsil, kus Trump ütles, et USA annab Patriot-raketid Trumpile litsentsi alusel, nimetas Trump ka Hispaaniat lootusetuks juhtumiks ja kohutavaks partneriks NATOs. See näib olevat tulenenud sellest, et Hispaania ei lubanud USA'l kasutada oma territooriumil asuvaid sõjaväebaase operatsiooni Epic Fury jaoks. See näitab siiski, et Putinil on võimalusi NATO sees olukorda ära kasutada. Putin üritab NATOle lõksu seada ja selle kukkumist esile kutsuda. Nüüd on tekkinud mure, et Venemaa plaanib mingisugust sõjalist tegevust, võib-olla Balti piirkonnas või Poolas. Ja lõhe, mida Putin on püüdnud tekitada, oleks siin võtmetähtsusega. See, mida NATO just Ankaras tegi, eriti seoses Ukrainaga ja toetusega, mida ta saab, on sõnum Putinile. Lõhe. Milline lõhe? Vähemalt Ukraina küsimuses näitab NATO just sellist ühtset rindejoont, mida Putin näha ei taha. Tõsi, USA ei panusta rahaliselt, kuid on teinud suure sammu Patriot-rakettide litsentsimisega. Ja väljavaade, et Ukrainast võiks tulevikus saada NATO liige, on Putini plaanidele NATO liikmete lõhestamiseks tõsine löök. See hetk, kus Ukraina oleks isoleeritud. Putini parimad plaanid on luhta läinud. NATO on saatnud olulisi poliitilisi signaale, eriti Patriotide tehinguga, näidates, et Ukraina on NATOs piisavalt austust teeninud, et teda käsitletakse võtmetähtsusega partnerina. Lõppude lõpuks ei seisne see tehing ainult rakettide tootmises.
See tunnustab, et Ukrainal on üldse võimekus neid rakette toota, mis lihtsalt ei olnud nii enne, kui Putin sisse tungis. Putin ei ole selle kõige üle sugugi rahul ja kui sul on vaja selle kohta märke, siis piisab, kui vaadata tema Kremli kõneisiku sõnu pärast Ankarat. Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zakharova on juba nimetanud Ankara tulemusi ja NATO otsuseid katastroofiliseks ja vastutustundetuks. See ei ole tugev hukkamõist. See on Kremli paanika, mis on saanud hääle. Muidugi on see Venemaa jaoks katastroofiline. NATO on just andnud Ukrainale võiduvõtmed, tagades, et seda rahastatakse vähemalt järgmised 2 aastat, lisaks kõigele muule. NATO peasekretär Mark Rutte on samuti esitanud terava vastulause Venemaa väidetele, et NATO laguneb sisemiste vaidluste tõttu, mida Venemaa lõhestamistaktika tekitab. Rutte ütleb, et arutelu ei ole nõrkuse märk. Arutelud toimuvad toimivates demokraatiates, millest Putin ei tea midagi. Kuid see, mis on Venemaad pärast Ankarat tõeliselt hirmutanud, on see, et nad on näinud muutust NATO poliitikas. Ankaras ütles NATO Venemaale, et nad ei püüa enam Ukrainas kriisi lihtsalt hallata. NATO rahastab Ukraina võitu, mida ta peab vältimatuks, kuna Venemaa armee nõrgeneb ja Putin viib oma riiki üha sügavamale majanduslikku hävingusse. Asi pole enam ellujäämises. Asi on võitmises. NATO on muutnud kunagise kriisiolukorra võimaluseks lõpetada Vene agressioon lõplikult. Mitte miski sellest pole läinud vastavalt Putini plaanile. Ta nägi USA väiteid, et nad vähendavad oma kaitsekohalolekut Euroopas positiivsena. Aga selle asemel sai ta NATO Euroopa liikmetelt ja Kanadalt lubaduse, et nad kõik toetavad Ukrainat tugevamalt kui varem ning muutuvad sellega Venemaale tugevamaks vastaseks kui enne Putini sissetungi Ukrainasse. Selles kõiges on näha Euroopa eemaldumist USA-st. Vaidlus selle üle, kas on hea või halb, võiks kesta igavesti. Kuid üks asi, mida see lahknemine tähendab, on see, et Euroopa kui tervik peab muutuma tugevamaks. See sama Euroopa, mis on Venemaale otsesem oht juba ainuüksi läheduse tõttu kui USA. Eelkõige näitab abikohustus, kuidas Euroopa näitab oma majanduslikku jõudu ja seda musklit ei kasutata veel kaugeltki täiel määral. See teeb Putinit murelikuks, sest ta on juba viinud Venemaa rahaliselt nii kaugele kui võimalik. Ja mis veel hullem Venemaa juhi jaoks, Ukraina toetamine ei käi ainult ühtepidi. See on integratsioon. Ukraina on NATOle sama väärtuslik kaitsepartner nagu NATO Ukrainale, eriti kui jutt käib droonidest. NATO plaan on tagada, et Ukraina võidaks täna, et NATO saaks homme Venemaale suuremat ohtu kujutada. NATO liikmed on juba lubanud pühendada igal aastal 5% oma sisemajanduse kogutoodangust kaitsekulutustele aastaks 2035. Me näeme, kuidas kogu Euroopas sõlmitakse kaitselepinguid, milles paljud hõlmavad Ukrainat. Putin soovis luua lõhestatud mandri, kuid kõik, mida ta on saavutanud, on see, et ta on loonud koletise, kes on nüüd Ukraina selja taha astunud viisil, mida Venemaa poleks osanud oodata. Venemaa näib olevat pärast Ankara tippkohtumist üllatunud. See ei oleks pidanud nii olema. Kuulujutud NATO plaanide kohta olid juba nädalaid varem liikvel ja me kajastasime neid. Oma videos selgitasime, kuidas NATO $80 miljardi suurune lubadus ületab kõik Ukraina senised soovid. Ukraina kutsus ja Euroopa vastas hämmastaval viisil. Madalmaad, Saksamaa, Belgia ja Ühendkuningriik on just ühendanud jõud, et teha Ukraina jaoks midagi hämmastavat. President Zelenski sai just peaaegu kõik, mida ta soovis ja enamgi veel, sest Euroopa on andnud Ukrainale täpselt selle, mida on vaja sõja viimiseks Venemaale. Nüüd on järgmine samm lihtne. Ukraina, anna Venemaale korralikult vastu. Viimane Rammsteini kohtumine on nüüd möödas ja Ukraina tuli sealt välja suurema võitjana kui peaaegu kõigil eelmistel kordadel. Kui palju suurem võit see oli? Ukraina lahkus kohtumiselt uue abipakettide seeriaga, mille koguväärtus on umbes $4 miljardit. See ei ole lihtsalt ebamääraste lubaduste andmine. See raha tuleb just selliste relvade näol, mida Ukraina oma sõjas Venemaa vastu vajab, ja seda on kinnitanud ka Ukraina kaitseminister Mihhailo Fedorov. Kohtumise järgsel briefingul ütles Fedorov, et Ukraina liitlased on näinud, et neil on nüüd avanemas võimaluste aken. Ja ta selgitas, mida osa uuest abist endaga kaasa toob. Täna kuulutati välja tõenäoliselt üks suurimaid Pearl-programmi raames antud abipakette, mille kogumaht on $1 miljard. Täna avalikustati ka kaugmaa suurtükiväe pakett, mis tähendab, et saadakse kaugmaasüsteemid, mis suudavad tabada üle 30 kilomeetri kaugusele, teatas Fjodorov. Selle avalduse võtmesõnaks on tõenäoliselt üks suurimaid Pearl-programmi raames antud abipakette. Pearl tähendab prioriteetsete Ukraina nõuete nimekirja ning see on Ameerika Ühendriikide loodud programm, mis võimaldab Ukraina teistel partneritel osta USA-s valmistatud relvi, mis toimetatakse otse Ukrainasse.
Vahepealne vahendaja, kelle kaudu relvad jõuavad ühte riiki enne lõppsihtkohta toimetamist, jäetakse välja. Selle asemel näitab Ukraina ise, mida ta vajab ning abi kasutatakse nende relvade ostmiseks, mis saadetakse otse Ukrainasse. Pearl on juba hallanud suuri abipanuseid. 2025 aasta lõpuks olid NATO liikmed ja partnerid Pearlile lubanud üle $4 miljardi, ehkki need lubadused anti mitme kuu jooksul ning eeldati, et 2026 aastal ja hiljem voolab programmi veelgi rohkem raha. Nüüd näeme, et see juhtubki. Veel $1 miljard Pearli tähendab palju lääne relvi, mida Ukraina vajab, et arendada omaenda drooni- ja relvatööstust. Kuid Pearl ei ole kogu lugu. Kaugen sellest. Me mainisime video sissejuhatuses 4 riiki. Kõik 4 suurendavad abi ja muud toetust, mille eesmärk on muuta Ukraina tugevamaks kui kunagi varem. Alustame Belgiast. Üks suurimaid uudiseid, mis Rammsteini formaadist välja tuli, oli see, et Belgia annab lõpuks osa neist F-16 hävitajatest, mida ta lubas Ukrainale juba aastaid tagasi. 7 neist jõuavad peadi Ukraina territooriumile, neist 3 on lahinguvalmis ja kohe kasutatavad. Ülejäänud 4 on lennukid, mida Ukraina saab kasutada varuosadeks, et hooldada ülejäänud F-16 lennukiparki. See on märkimisväärne edasiminek võrreldes Belgia varasema lubadusega anda üle vaid 4 lahinguks mittevalmis F-16 lennukit, teatab RBC Ukraina. See on ka märk sellest, et Belgia ületab lõpuks viivitused, mis on varem sundinud neid tarnetega viivitama. Nii Belgia kui ka Norra on viivitanud Ukrainale lubatud 36 F-16 lennuki tarnimisega, kusjuures Belgia põhjuseks on see, et nad ootavad enne edasiliikumist USA-st F-35 lennukite tarnet. Norra F-16 lennukid asuvad Belgia rajatises ja ootavad remonti, mis on samuti viivitusi põhjustanud, teatab RBC Ukraina. Seega on see, et Belgia on selle lubaduse andnud, Ukraina jaoks väga suur asi. See tähendab, et vabandused ja viivitused pannakse lõpuks kõrvale ning Ukraina õhuvägi saab lõpuks tugevamaks lennukitega, mis paljude arvates oleksid pidanud juba aastaid Ukraina õhuruumi kaitsma ja Venemaad hävitama. Järgmisena Suurbritannia. Nüüd ei saa Suurbritanniat süüdistada selles, et ta on Ukraina toetamist viivitanud või tagasi hoidnud. See on järjepidevalt olnud üks Ukraina kõige tulihingelisemaid toetajaid, olles juba sõlminud koostöölepingud droonide tootmiseks. Samuti on Suurbritannia end aktiivselt esile tõstnud, et juhtida tahtejõuliste koalitsiooni, mis kavatseb pärast sõja lõppu pakkuda Ukrainale julgeolekugarantiisid ja tõenäoliselt ka sõjalist kohalolekut riigis. Nii keskendus Suurbritannia Rammsteinis rohkem sellele, et muuta olukord Venemaa jaoks veelgi hullemaks ja Ukraina jaoks paremaks, pakkudes veelgi rohkem abi. Mida tähendab rohkem? 100 raketid ja 1000 droonid. Kõik rahastatud Suurbritannias hoitavatest Venemaa varadest saadud tuludega. RBC Ukraina teatab, et Suurbritannia lubas Ukrainale 852 miljoni naela suurust abipaketti, mis sisaldab rahastust 150 000 Ukrainas toodetud drooni jaoks ning 350 raketile Ukraina õhutõrjesüsteemide jaoks. Jäädes õhukaitse juurde, annab Suurbritannia Ukrainale ka kaasaegsemaid radareid, et aidata Ukrainal tuvastada lähenevaid ohte, mida saab hävitada rakettide ja tõrjedroonidega. Siin näeme selle tugevdamist, mis on kujunenud üheks tugevamaks liiduks kogu Euroopas. Suurbritannia on taas Ukrainat toetanud, isegi kui ta tegeleb omaenda segadustega. Endise kaitseministri John Healey tagasiastumisega, kui Ühendkuningriigis kasvavad pinged sõjaliste kulutuste üle ning peaminister Sir Keir Starmeri tagasiastumisega. Ukraina hindab seda abi. Samuti ollakse tänulikud täiendava õhutõrjetoetuse eest, eriti kuna Suurbritannia pakutav abi sobib suurepäraselt kokku Saksamaa lubadustega, mis anti Rammsteini kohtumisel. Oma panuse osana on Saksamaa lubanud $400 miljonit Ukraina õhutõrje laskemoona ostmiseks ning veel $200 miljonit PAK-3 püüdurakettide ostmiseks. Mõlemad tarned jõuavad Ukrainasse Pearl programmi kaudu, teatab Kyiv Post. See tähendab, et Saksamaa kasutab Pearl programmi juba 4. korda alates selle loomisest ning asjaolu, et ostetakse Patriot rakette, on Ukraina jaoks väga oluline. Need on just sellist tüüpi raketid, mida Ukraina vajab Vene tiibrakettide ja ballistiliste rakettide vastu võitlemiseks ning millest on Ukrainas viimastel kuudel olnud suur puudus. Saksa kaitseminister Boris Pistorius tutvustas ka teisi Saksamaa panuseid, sealhulgas neid, mida tehakse väljaspool Pearl programmi. Õhutõrje jääb meie jõupingutuste keskmesse. Oleme andnud Ukrainale veel ühe IRIS-T süsteemi. Hiljuti oleme kiirendanud ka juhitavate IRIS-T, SLS ja SLM rakettide tarnimist. Lisaks anname oma varudest mitusada õhk-õhk-raketti. On hea põhjus, miks nii Ühendkuningriik kui ka Saksamaa on oma sõjalise abiga keskendunud õhutõrjele. Ukrainal on hädasti vaja rohkem rakette ja kaasaegseid süsteeme. Zelenski ise avaldab, et ta tegi selle väga selgelt teatavaks NATO peasekretärile Mark Rüttele oma avakõnes Rammsteini formaadis. Eile tõstatasin 2 kiiret küsimust Markiga. Esimene on õhutõrjesüsteemide arv. Teine on suurtükimürsud. Praegu ei ole kumbagi piisavalt.
mõlemat on kiiresti vaja, kuulutas Zelenskõi, julgustades Euroopa riigijuhte tegema veelgi rohkem, mitte ainult Ukraina kaitsmiseks, vaid ka Euroopa kollektiivse julgeoleku tagamiseks Vene ohu vastu. Ja numbrid toetavad Zelenskõid. Harkivi Kuar-meedia andmetel tulistas Venemaa mais Ukraina pihta 8150 drooni ja 211 raketti, tappes selle käigus 274 tsiviilisikut ja vigastades veel 1763 inimest. See on Vene strateegia. Sooritada sõjakuritegusid, et hirmutada Ukraina rahvast nii, et nad tahaksid alla anda. Kuid nii traagilised, kui need arvud ka poleks, peitub tõeline uudis siiski tõrje edukuses. Ukraina õhutõrje suutis alla tulistada umbes 90% Venemaa poolt välja lastud droonidest ning tõenäoliselt mängisid Ukraina enda tõrjedroonid selles suurt rolli. See protsent võib alati paraneda, kuid praegu ei ole see Ukraina jaoks prioriteet. Ukraina peamine prioriteet on hoopis Venemaa raketioht. 211 mais Venemaa poolt välja lastud raketist suutis Ukraina peatada vaid 55%. See arv langeb ballistiliste rakettide puhul märkimisväärselt. Neist suutis Ukraina peatada vaid 17% Venemaa poolt välja lastutest. Siin tulevadki mängu rohkem Patriot-rakette ja muud kaasaegsed õhutõrjesüsteemid. Ukrainal on mõlemad hädasti vaja ning Saksamaa ja Ühendkuningriik on just lubanud neid süsteeme juurde anda. Ukraina jaoks tähendab see veel mõnda kuud, mille õnnestub oma rakettide tõrjemäära tõsta. Sellel on selge mõju. Vähem tsiviilisikute surmasid, aga ka moraalitõus ja Venemaa võime kahjustada Ukraina tagalat väheneb. Vähem kahju tagalas tähendab rohkem ründejõudu rindele. Ja kui rääkida rünnakust, siis siin tuleb mängu Holland. Siiani on enamik sellest, mida oleme käsitlenud, keskendunud Euroopa riikidele, kes annavad Ukrainale seda, mida ta vajab, et end Venemaa rünnakute eest kaitsta. Oluline jah. Kuid on olemas see võimaluste aken, millest Fjodorov rääkis, kuna Ukraina kogub hoogu Venemaa vastu. Hollandi jaoks oli Rammsteini kohtumine võimalus suurendada Ukraina ründevõimet, eriti kui rääkida kahju tekitamisest Venemaale okupeeritud aladel ja ka Venemaa enda territooriumil. Mida see tähendab? Varsti avaldame kõik. Kõigepealt tuletame meelde, et vaatate sõjasaadet. Kui te pole veel kanalit tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg korraks pausile panna, vajutada nuppu ja siis kohe videot edasi vaadata. Hollandi jaoks oli rünnak esmatähtis. RBC Ukraina teatab, et Holland annab muu hulgas Ukrainale oma abipaketi raames 700 tiibraketti. See toob meid ilmselge küsimuseni. Kust need raketid siis tulevad? Lõppude lõpuks ei ole Hollandil ju tohutut tiibrakettide varu, mida Ukrainale üle anda, tagades samal ajal omaenda territooriumi kaitstuse. Mõned raketid on tal muidugi olemas. Näiteks 2025 aasta aprillis teatas Holland, et valmistub kulutama umbes $2 miljardit 175 Tomahawk tiibraketi ostmiseks. Need ei lähe Ukrainasse. USA peaks selleks loa andma ning sellest ei piisa kaugeltki, et jõuda 700 raketini, millest RBC Ukraina räägib. Aga just siin tulebki mängu hollandlaste annetuse geniaalsus. Holland ei anna Ukrainale 700 tiibraketti omaenda varudest. Selle asemel rahastate 700 ruuteri raketi tootmist. Tõenäoliselt ehitatakse need raketid tegelikult Destinasi tootmistehases, mis asub Hollandi territooriumil, mis tähendab, et Ukraina ei pea muretsema selle pärast, et Venemaa leiab ja hävitab nende tootmisrajatised. Selle asemel kulutab Holland raha, mis on vajalik 700 ruuteri raketi ehitamiseks ja saadab need kõik Ukrainasse. Milliseid ruuteri rakette Ukraina saab, ei ole kinnitatud. Neid rakette on 3 plokki, kusjuures ruuterblokk 1 on aluseks ülejäänud 2. See konkreetne versioon suudab lennata umbes 300 kilomeetrit, kandes 150 kilogrammist laengut, mis sobib ideaalselt Ukraina keskmaa rünnakute kampaaniaks, millega on alates maist Vene logistikat täielikult hävitatud. Euroopa poliitika-analüüsikeskus lisab, et ruuterblokk 2 suurendab ulatust 800 kilomeetrini ja laengut kuni 250 kilogrammini. Mis puudutab blokk 3, siis see suudab lennata 2000 kilomeetrit ja toimetada samuti 250 kilogrammise laengu. See on piisavalt kaugel, et tabada Moskvat ja sealtki kaugemaid sihtmärke, ning rakett on piisavalt võimas, et põhjustada tõsist kahju nafta ja sõjalistele rajatistele, mis hoiavad Vene sõjamasinad töös. Ruuter on Euroopa vastus tiibrakettide tootmise probleemile, mis on kestnud juba aastaid. Tõsiasi, et Holland annab Ukrainale 700 neist tiibrakettidest näitab, et nad võtavad Fjodorovi kommentaare võimaluste akna kohta väga tõsiselt. Ukraina põhjustab juba praegu suuri kahjusid Venemaa tagalas, kasutades droone ja omaenda droonraketi hübriide. Kui sellele võrrandile lisada sadu võimsaid kesk- ja kaugmaa tiibrakette, siis saab Venemaa oma ukse alla veelgi rängemaid lööke, just ajal, mil Ukraina teised partnerid tugevdavad Ukraina kaitset samasuguste relvade vastu. 4 Ukraina liitlast kasutasid juuni keskpaiga Rammsteini kohtumist, et edastada sõnum.
me anname Ukrainale seda, mida ta tahab ja vajab. Nüüd on Ukraina ülesanne panna Venemaa maksma selle eest, mida ta on viimase 4 ja enama aasta jooksul teinud. Fjodorov ise tõi selle välja, märkides, et abi, mis nendest 4 riigist Ukrainasse voolab, aitab Ukrainat oluliselt tema praeguste 3 peamise prioriteedi täitmisel. Need on meie ballistiliste rakettide vastane programm ja õhutõrjeprogramm. Teine prioriteet on kaugmaa suurtükivägi. 3. on meie droonid. Ukrainas valmistatud droonid, mis aitavad meil täna vaenlast teatada, viia läbi keskmaa rünnakuid ja tabada sihtmärke vaenlase territooriumil, kinnitab Fjodorov. Ballistiliste rakettide tõrje ja õhutõrjesüsteemid on kaetud, samuti keskmaa rünnakud ja võime tabada sihtmärke Venemaa sees. Eeldusel, et Ukraina saab Ruuter Block 3 raketid. Küsi ja sulle antakse Ukraina. Ja siin on, mida see kõik sõja tuleviku jaoks tähendab. Selle suure sõjalise abipaketi väljakuulutamine on väga hästi ajastatud, sest see on ideaalne vastus sammudele, mida Venemaa on astunud, eriti õhurinde. Liiga märgib, et Venemaa on suurendanud droonide tootmist ja moderniseerinud osa oma rakettidest, et muuta oma õhurünnakud Ukraina jaoks veelgi suuremaks ohuks. Tõepoolest, me oleme selle kohta viimastel kuudel tõendeid näinud. 2. juunil teatas ajaleht Moscow Times, et Venemaa lennukitoodang kasvas aprillis aastaga enam kui 2-kordseks, olles 117% kõrgem kui 2025. aasta tase ja ületades kaugelt keskmise aastase kasvumäära, mis oli 68%. See ei tähenda, et Venemaa ehitaks nüüd äkitselt 100 hävituslennukeid aastas. Sellest on asi kaugel. See tootmismahu kasv tuleneb peaaegu täielikult ründedroonide valmistamisest, mida kasutatakse Ukraina ründamiseks. Mis puudutab rakette, siis 13. juunil avaldas Liiga raporti, milles märgiti, et Venemaa moderniseerib oma Iskander ja KH-101 rakette ning KAB-pomme, püüdes parandada nende lennuulatust, suurendada vastupidavust õhutõrjele ja lihtsalt suurendada tootmismahtu. Kõik selle avalikustanud sõjaväeametnik, kolonel Aleksander Zaruba, on relvade ja varustuse katsetamise ning sertifitseerimise riikliku uurimisinstituudi juhtivteadur, teatab Liiga. Seega tema teab, mida Venemaa üritab teha. Ukrainal on vaja sellele droonitootmise kasvule ja suurenenud raketiõhule vastu astuda. Tänu Ukrainale lubatud õhutõrjele koos Ukraina enda tööga tõrjedroonide kallal on selle ohuga silmitsi seismine nüüd võimalikuks saanud. Ukraina suudab rohkem kinni püüda seda, mida Venemaa saadab, ja see saab olla ainult hea, eriti kui Vene droonid ja raketid põhjustavad iga kuu 100, kui mitte 1000 tsiviilohvreid. Kaitse seisukohalt on see sõjaline abi Ukrainale tohutuks tõukeks. Aga siis on veel see võimaluste aken, millest Fjodorov rääkis. Ta ei olnud ainus, kes kasutas seda terminit viimase Rammsteini kohtumise ajal. Rutte kasutas seda samuti, märkides, et kohtumine andis Ukrainale ja tema liitlastele võimaluse liikuda tarnetele keskendunud faasi enne olulist NATO tippkohtumist Ankaras. Võimaluste aken. Ma arvan, et see on tänane peamine teema, ütles Rutte, lisades, et Ukraina prioriteetidele keskenduv abi aitab suurendada survet Venemaale ja sunnib neid läbirääkimiste laua taha istuma ning lõpuks alustama tõsiseid arutelusid selle kohutava sõja lõpetamiseks. Juttu uuest faasist sõjalise abi tarnimisel ei ole tühiloba. See peegeldab seda, mida Ukraina, Rutte ja paljud Euroopas praegu lahinguväljal näevad. Ukraina on tõusuteel ja Venemaal on raskusi saavutada midagi ligilähedast sellele, mida ta on viimase 4 aasta jooksul saavutanud. Hoolimata sellest, et käimas on kevad- ja suverünnak, mis peaks lõpetama niinimetatud erisõjalise operatsiooni. Tegelikus koha peal on see, et Venemaa sõjavägi on palju suurema surve all, kui ta on olnud pikka aega. Ukraina on strateegiliselt ja targalt vastu rünnanud, vabastades alates 2026 aasta algusest Venemaa käest üle 600 ruutkilomeetri oma territooriumist. See ei ole olukord, kus Ukraina vabastab midagi ja Venemaa haarab samal ajal mujalt palju rohkem. Sõjauuringute instituut ehk ISV ütleb, et nii aprillis kui mais suutis Ukraina tagasi võtta rohkem territooriumi, kui Venemaa suutis endale haarata. Nii et Ukraina on territooriumi arvestuses plussis, samal ajal kui Venemaa on surutud kaitsesse. Kui tahad rääkida võimaluste aknast, siis see initsiatiivi muutus on tohutu. See näitab Ukraina liitlastele, et suurem toetus viib vältimatult suurema võimaluseni, et Venemaa kapituleerub. Selle pöörde üks suur põhjus on keskmaa rünnakute kampaania, mida hollandlaste valmistatud Ruuteri raketid aitavad Ukrainal veelgi tõhustada. IS Tõplev ütles oma 20. juuni hinnangus Ukraina sõja kohta, et Ukraina ei näita selles vallas mingeid aeglustumise märke. Kuna ta ründab süstemaatiliselt sildu, mis ühendavad Hersoni oblasti Krimmiga, isoleerides seeläbi poolsaare, mida Putin hindab, ning katkestades selle logistilise toe. Atlantic Council jõuab samale järeldusele, märkides, et teed Venemaa poolt okupeeritud Lõuna-Ukrainas on muutunud keskmaa rünnakute kampaania tõttu läbimatuteks tsoonideks. See kampaania õõnestab ka Vene katseid rünnakuid rindel alustada,
mistõttu näemegi Putini käsilaste poolt nii vähest edu. Kui sellele lisada Ukraina poolt vabastatud alad ja rünnakud Venemaa energiarajatiste vastu, siis on pilt veelgi selgem. Ja tulemuseks on geniaalne Ukraina strateegia, mis nõrgestab Venemaad igal sammul ja on põhjustanud olukorra pöördumise Ukraina kasuks. Vähemalt 2026. aasta hiliskevadel Venemaa hakkab suvel tugevamalt survestama. Me hakkasime seda nägema mai lõpus, kui New Voice of Ukraine teatas, et Venemaa oli suurendanud mehhaniseeritud rünnakute arvu kogu rindel. Kuid surve, mille Ukraina on juba loonud, tasub end ära ning suurem toetus praegu tähendab, et seda survet saab hoida ja samal ajal võimaldada Ukrainale end kaitsta Venemaa õhurünnakute eest. Seetõttu oli 2026. aasta juunikuine Rammsteini formaat Ukrainale nii oluline. See ei seisne ainult annetatud rahas, vaid selles, mida see raha esindab. See on Ukraina partnerite konkreetne tunnustus, et nad näevad muutust toimumas ja usuvad, et Ukraina suudab veelgi rohkem saavutada. Tugev toetus praegu, kui Venemaa lahinguvõime on languses ja Ukraina oma on haruldaselt kõrgel tasemel viimase 4 aasta jooksul, on ülioluline. Ukraina peab säilitama hoogu. Ja tänu 4 Euroopa riigile sai Ukraina just seda, mida tal on vaja, et Venemaad korralikult läbi võtta. Vene Föderatsioon on jõudmas oma piirini. Vladimir Putini pikaajaline sõda Ukrainaga ei koorma enam ainult tema riiki. See kisub riiki õmblustest lahti ja selle tõestuseks on hulgaliselt andmeid. Mõned maailma juhtivad majanduseksperdid on neid andmeid analüüsinud. Nad on numbrid läbi töötanud ja jõudnud selge, vältimatu järelduseni. Venemaa on noateral. Selle majandus on enneolematust kriisist vaid ühe halva päeva kaugusel ja ei keskpank, valitsus ega isegi Putin ise saa selle vastu midagi teha. Me teadsime, et see oli tulemas. Häirekellad on helisenud juba mitu aastat. Alguses olid need vaiksed, kuna Venemaa suutis esimestel aastatel taluda lääne sanktsioonide survet ja sõja kasvavaid kulusid. Nüüd on aga häirekellad kõrvulukustavad. Aga kõigepealt aitäh Supremacy World War 3-le selle video toetamise eest. Kui sa oled kunagi tahtnud juhtida päris riiki 3. maailmasõjas, siis nüüd on sinu võimalus. Supremacy World War 3 on tasuta online PvP strateegiamäng, kus sa juhid riigi majandust, uurid kaasaegset sõjatehnikat, ehitad armeesid, tankide, hävitajate, allveelaevade ja muu sellisega. Seejärel võitle pärismängijatega sõdades, mis kestavad päevi või isegi nädalaid. Saad luua liite, pidada läbirääkimisi teiste mängijatega või jõuga alistada kuni 99 vastast. Ja hooajaga 20 Underworld Protocol lisandub uus varikaubanduse vahetus, mis toob kaasa riskantsed musta turu pakkumised, samal ajal kui eliitohvitserid annavad sinu armeele võimsaid taktikalisi eeliseid. Uued mängijad, kes registreeruvad alloleva lingi kaudu, saavad eksklusiivse $40 stardipaketi, mis sisaldab tasuta hooajalist üksust, eliitrelskahurit. See pakkumine on saadaval ainult järgmised 30 päeva, nii et ära oota, võta juhtimine enda kätte. Peaaegu kõik eksperdid, nii Venemaal kui ka väljaspool, ütlevad sama asja. Mida kauem konflikt kestab, seda lähemale jõuab Kremli majandus täielikule kokkuvarisemisele. Riigi olukorra õõvastavad üksikasjad toodi avalikkuse ette raportis pealkirjaga Lõppmäng – Vene majanduse seisund, mille avaldas juhtiv uurimiskeskus ja mõttekoda Kiili, Maailma Majanduse Instituut Saksamaal Kiili linnas. Sellesse raportisse panustasid mõned maailma usaldusväärseimad finants- ja majanduseksperdid. Nende hulgas olid Torbjörn Becker, Stockholmi Siirdeökonoomika instituudi direktor, Arit Schullerik, majandusprofessor ja Kieli instituudi president ning Matthew C. Klein, tunnustatud majandusajakirjanik, autor ja kirjastaja. Need ei ole lihtsalt kommentaatorid, kes jagavad oma poliitilisi või kallutatud arvamusi. Nad on oma ala juhtivad nimed. Nad on need inimesed, kelle poole valitsused ja maailma liidrid pöörduvad, kui neil on vaja majandusolukordade kohta tõelistele andmetele tuginevaid hinnanguid. Ja nad kõik on ühel meelel, et enam kui 4 aastat kestnud sõjas Ukrainaga näitab Venemaa majandus kõiki struktuurse kurnatuse märke. Kusjuures raport ise ütleb, et Venemaa jaoks hakkavad ilmnema tõelise majandusliku lõppmängu piirjooned. Lihtsasmalt öeldes ei ole majandus veel täielikult kokku varisenud, kuid see on tõesti oma viimaseid hingetõmbeid tegemas. Eksperdid tõid selle tõestuseks välja pika nimekirja põhjustest ja andmepunktidest. Nad selgitasid näiteks, et aastate möödudes on Venemaa majandus sisuliselt muutunud sõjamajanduseks, mis tähendab, et igasugune majanduskasvu väljavaade sõltub peaaegu täielikult kaitsesektorist. Teisisõnu, kuigi Venemaa suutis 2023 ja 2024 aastal hoida mõistlikku SKT kasvu ning ka 2025 aastal registreeriti väiksemat kasvu,
see oli peamiselt sellepärast, et valitsus ostis relvi ja rahastas kaitsetööstusettevõtteid nii tohutus ulatuses. See ei olnud tingitud erasektori tervislikust laienemisest. See ei olnud sellepärast, et erinevad ettevõtted üle kogu riigi õitsesid. See oli sellepärast, et Kreml jagas tohutuid rahasummasid, et osta rohkem tanke, mürske ja laskemoona, et hoida oma sõjamasinad töös. Ja kui kaitsesektor on muutunud suuremaks, rikkamaks ja mõjukamaks, on kõik muu kokku surutud ja piiratud. Kreml on üha enam tuginenud eelarvevälisele rahastamisele, kiirele krediidi laienemisele ja kaudsele toetusele pangandussüsteemi kaudu, et jätkata sõja rahastamist. See viib raporti ühe kõige olulisema punktini. Venemaal ei ole lõputut rahavarusid, millest ammutada ja kasutada oma sõja lõputuks rahastamiseks. Algusaastatel suutis Venemaa toetuda 2 suhteliselt lihtsale ja kättesaadavale rahastamisviisile, mis toimisid majanduse puhvrina. Esimene neist oli Venemaa rahvusliku heaolufondi säästud, mida sageli kirjeldatakse kui Putini sõjakassat, mis aitaks riigil toime tulla juhul, kui niinimetatud sõjaline erioperatsioon osutuks veidi keerulisemaks ja pikemaks, kui algselt oodati. Teine oli Venemaa naftatööstuse poolt sisse toodud tohutu tulu. Mõlemad need puhvrid on sõja tõttu nüüdseks ammendunud. Ja see on osaliselt sellepärast, et isegi oma kõige hullemates õudusunenägudes ei oodanud Putin, et tema sissetungist saab kaasaegse ajaloo suurim ja veriseim sõda. Ega osanud ta ka arvata, et see kestab nii kaua. Ükski sõjakassa ei oleks kunagi piisavalt suur, et seda konflikti jätkata. Ja pole üllatav, et rahvusliku heaolufondi maht on aastate jooksul märkimisväärselt vähenenud. Nagu raportis märgitakse, oli sõja alguses rahvusliku heaolufondi maht võrdne 6,5%-ga SKP-st. 2026 aasta aprilliks olid selle fondi likviidsed varad kahanenud 1,8%-ni SKP-st, mis on vähem kui kolmandik 2022 aasta eelsest tasemest. Mis kunagi oli oluline eelarveline puhver, on nüüd vaevu piisav ettenägematute olukordade reserv riigile, kellel puudub ligipääs rahvusvahelistele kapitaliturgudele. Nafta- ja gaasitulud on samuti järsult langenud, mis on otsene tagajärg lääne sanktsioonidele, Ukraina rünnakutele ning paljude riikide keeldumisele Moskva päri teha. Ka siin toob aruanne välja selged tõendid selle kinnituseks. Nafta- ja gaasitulud, mis on Venemaa eelarvearvestuse aluseks, kukkusid 2026 aasta esimeses kvartalis aastatagusega võrreldes 45% ning esimese 4 kuu jooksul 38%. See kajastab osaliselt karmimate sanktsioonide mõju Venemaa suurematele energiatootjatele ning Ukraina droonirünnakuid, mis häirisid eksporditaristut. Väidetavalt oli märtsi teatud hetkedel kuni 40% ekspordi rafineerimisvõimsusest rivist väljas. Puhvrite ammendumise tõttu ulatus Venemaa eelarve puudujääk juba 2026 aasta esimeses kvartalis muljetavaldava 4,6 triljoni rublani ehk 59,5 miljardi dollarini. See ületab juba terve aasta eesmärgi, mis oli 3,8 triljonit rubla ehk 49 miljardit dollarit. Sisuliselt ütlevad eksperdid siin, et Venemaa on sõja rahastamiseks oma lihtsad võimalused sisuliselt ära kasutanud. Nüüd peab ta tuginema probleemsematele võimalustele. Neile, mis muudavad inimeste elu halvemaks, viivad majanduse kuristikku servale ja võivad Vene Föderatsiooni veel põlvkondadeks ära rikkuda. Näiteks maksude tõstmine rekordtasemele, tohutute summade laenamine ning tsiviilkulu suurte osade külmutamine või lausa kärpimine, et suunata veelgi rohkem ressursse sõjatööstusele. Kreml kasutab isegi veelgi salakavalamad, ametlikust arvestusest väljas meetodeid, kasutades ära Venemaa pangandussüsteemi, et kaudselt rahastada oma sõjamasinat. Selle otsese tagajärjena märgib raport, et ettevõtete võlg on kasvanud 34 triljoni rubla võrra, mis on umbes 438 miljardit dollarit alates sõja algusest, jättes paljud Venemaa ettevõtted üha suurema finantssurve alla, kuna laenukulud jätkavad tõusu. Enne konflikti algust oli see number peaaegu 0. Kõik statistilised andmed, kõik näitajad ja makromajanduslikud tegurid, mis tõeliselt loevad, liiguvad vales suunas. Mõned liiguvad aeglaselt, teised lausa tormavad, kuid kõik need koos loovad Venemaa ja selle rahva jaoks väga sünge pildi. Selle tulemusena teeb Kreml seda, mida ta alati teeb. Ta valetab. On ilmne, et nad saavad oma tegude negatiivsetest tagajärgedest aru, kuid neid ei huvita piisavalt, et neid peatada, sest see tähendaks sõja lõpetamist, mida Putin keeldub tegemast. Nii kasutab Venemaa juhtkond oma klassikalist pettuse ja propaganda käsiraamatut, et varjata ja pisendada probleeme, millega ta silmitsi seisab.
Näiteks märgib Kieli raport, et paljusid majandusnäitajaid enam ei avaldata ning eksperdid seavad kahtluse alla alles jäänud ametlike makromajanduslike statistikaandmete usaldusväärsuse. Isegi kui andmeid avalikkusega jagatakse, märgivad raporti autorid, et neid tõenäoliselt kohandatakse või manipuleeritakse nendega viisil, mis muudab need ebausaldusväärseks. Näiteks inflatsiooni osas väidab Venemaa, et alustas 2026 aastat 6% inflatsiooniga, mis on kuude möödudes järk-järgult vähenenud. Siiski on olemas hulgaliselt tõendeid, mis viitavad sellele, et tegelik inflatsioon on palju kõrgem. Näiteks asjaolu, et 2026 aasta alguses oli intressimäär lausa 16% ja pole sellest ajast saadik peaaegu üldse langenud. Eksperdid juhivad samuti tähelepanu ilmsetele vastuoludele väidetava inflatsioonitaseme ja riigi rahapoliitika vahel või asjaolule, et keskpank käitub sisuliselt nii, nagu oleks inflatsioon palju kõrgem, kui ametlikult väidetakse. Miks hoiab keskpank oma intressimäära sellisel tasemel, mis viitab kahekohalistele reaalintressimääradele, kui enne seda oli reaalintressimäär vaevu positiivne? Kuigi me ei saa seda kindlalt teada, viitavad need asjaolud sellele, et ametlikud inflatsiooninumbrid on väga küsitavad. Lühidalt öeldes ei klapi miski kokku ja halvad uudised Venemaa jaoks sellega ei lõpe. Aga enne, kui võtame ette raporti ülejäänud osa ja selle, mida see edaspidi tähendab, siis kui selline analüüs sind huvitab, siis kindlasti telli sõjasaade. Me analüüsime seda niimoodi igal nädalal. Nüüd märgib Kieli raport, et isegi kui Venemaa suudab kasutada kõiki võimalikke nippe, et leida vahendeid sõja jätkamiseks, seisab ta siiski silmitsi probleemidega, mis on sisuliselt lahendamatud. Matthew C. Klein märgib näiteks, et Venemaa põhipiirang tänapäeval ei ole mitte raha kättesaadavus, vaid inimeste, tehnoloogia ja tootmisvõimsuse kättesaadavus. Ükski krediit, maksustamine ega laenamine ei too Venemaale imeväel neid töötajaid, keda tal on vaja järgmist aastat üleelamiseks. Ükski kavalus ei suuda lihtsalt taastada Venemaa hooletusse jäetud tööstusharusid ega tühistada seda kahju, mida sõjamajandus on ühiskonnale põhjustanud ja jätkuvalt põhjustab. Kleini sõnul saab valitsus mobiliseerida täiendavaid rahalisi ressursse, kui tööjõupuudus on rekordtasemel ja sanktsioonid piiravad juurdepääsu olulistele importkaupadele, mistõttu suuremad kulutused toovad üha enam kaasa inflatsiooni, mitte sõjalise tootmise kasvu. Ja see viib teise punktini, sanktsioonideni. Neid on kahte liiki. On olemas tavapärased lääne sanktsioonid, mis hõlmavad varade külmutamist, panganduse keelde, hinnalae ja ekspordikontrolle. Seejärel on Ukraina kaugmaa sanktsioonid, mis hõlmavad otseseid drooni- ja raketirünnakuid Venemaa taristule, eriti naftarafineerimistehastele, torujuhtmetele, kütuselaohoidlatele ja veel ühele võtmesõlmele Kremlile kuuluvas energiaimpeeriumis. Mõlemad on osutunud tõhusaks, kuigi erineval moel. Näiteks kulus aega enne, kui lääne finantssanktsioonid mõju avaldasid. Õnneks on aastate möödudes mõju muutunud selgemini nähtavaks. Aruandes märgitakse, et need majanduslikud karistused on tõhusalt karmistanud Venemaa eelarvepiiranguid ja raskendanud riigil vajalike tulude hankimist sõjategevuse rahastamiseks. Need on aidanud vähendada energiast saadavat tulu, suurendada impordikulusid, nõrgestada Kremlile kuuluvaid rahalisi vahendeid ning muutnud sõjatööstuse tootmise palju keerulisemaks, kuna Moskva ei saa enam lihtsalt importida soovitud komponente ja materjale üle kogu maailma. Samas toob aruanne välja, et Venemaa teenis 2025 aastal siiski umbes $160 miljardit naftaekspordist ja $39 miljardit gaasiekspordist. See viitab sellele, et kuigi sanktsioonid mingil määral toimivad, pole need täielikult Kremlile kuuluvaid tuluvoolusid lämmatanud. Ukraina kaugmaa sanktsioonid ei ole mitte ainult dramaatilisemad ja sõna otseses mõttes plahvatuslikud, vaid võivad olla ka palju mõjusamad, kui rääkida kohestest kasudest. Rünnakud paljudele olulistele rafineerimistehastele üle kogu Venemaa mööduvad finants- ja poliitiliste karistustega seotud bürokraatiast, purustades infrastruktuuri, millele Venemaa toetub nafta ladustamiseks, töötlemiseks ja transportimiseks. Need rünnakud on oluliselt vähendanud riigi üldist tootmisvõimsust, millel on loomulikult otsene mõju ka selle tuludele. Mida rohkem neid rünnakuid toimub ja mida kauem need kestavad, seda laastavamaks need tõenäoliselt muutuvad. Ja kui me liidame kõik need erinevad tegurid kokku, alates vähenenud rahvusliku heaolufondist kuni kasvavate sõjakulude ja langevate naftatuludeni, on selgelt näha kriisi ulatust, mille poole Venemaa majandus tormab. Kremli käsutuses on vaid paar nappi lootust. Esimene neist on nafta volatiilsus. Kieli raport märgib, et Venemaa üldine majandusväljavaade võib muutuda vastavalt nafta hindadele. Täpsustades, kui nafta hind tõuseb, on see Venemaa jaoks ilmselgelt hea uudis, sest see tähendab, et iga eksporditud barreli eest saab rohkem raha. Kui hind aga langeb, süvenevad riigi probleemid veelgi. Nagu raport ise märgib, seda näitas Iraani sõda.
olukord muutus, kui USA ja Iisrael alustasid täiemahulist rünnakut Iraani vastu, mis põhjustas nafta hinna järsu tõusu. Eksperdid lisavad, et isegi lühiajaline nafta hinna tõus võib tuua märkimisväärset tulu, samas kui pikaajaline kõrge hind võib sisuliselt eemaldada praegused piirangud Venemaa sõja rahastamisel. Sellegipoolest ei lahenda isegi kõrgemad nafta hinnad paljusid teisi Kremli probleeme, nagu tööjõupuudus, piiratud tootmisvõimsused ning impordi- ja ekspordikeeldude mõju. Nende probleemide lahendamiseks peab Moskva toetuma oma teisele päästerõngale, Hiinale. Kui paljud riigid pöörasid Venemaale selja, siis Hiina oli üks väheseid suuri riike, kes jätkas Kremliga asjaajamist ning nende kahe riigi suhe on osutunud ülioluliseks sõja jätkumise seisukohalt. Raportis märgitakse näiteks, et Hiina moodustab nüüd enam kui kolmandiku, täpsemalt 35% kogu Venemaa väliskaubandusest. Samuti tarnib Hiina suurema osa kahekordse kasutusega kaupadest ja sõjalistest komponentidest, mis jätkuvalt jõuavad Venemaale droonide ja rakettide tootmistehastesse. Aga see tehing ei ole ühepoolne. Hiina saab sellest samuti palju kasu. Näiteks maksab ta Vene gaasi eest koguni 40% vähem kui teised kliendid. Hiina on samuti suurendanud oma mõju Venemaa kaubanduse, finantssektori ja tööstuslike tarneahelate üle. Ja aja jooksul on Venemaa sõltuvus Hiinast ainult kasvanud, kuni selleni, et Peking on nüüd Moskva suurim klient, suurim tarnija, suurim tehnoloogiapakkuja ja kõige olulisem rahaline päästerõngas. See ei ole partnerlus, väidab raport. See on üha asümmeetrilisem sõltuvus. Kuigi mõlemad riigid on sellest partnerlusest saanud käegakatsutavat kasu, ei ole tegemist võrdsete koalitsiooniga, vaid üha tasakaalustamatuma kokkuleppega, kus üks pool kogub struktuurseid eeliseid teise arvelt. Nii et Venemaa ei nõrgene mitte ainult majanduslikult, vaid ka poliitiliselt. Hiina pigistab sellest suhtest välja iga võimaliku eelise ning Moskval ei jää muud üle, kui kaasa noogutada ja Pekingi nõudmistega nõustuda. Aruande autorid rõhutavad, et see kõik ei tähenda sugugi, et Venemaa majandus oleks kohe kokku varisemas. Selle asemel väidavad nad, et kõik andmed viitavad sellele, et riik kõnnib üha kitsamal piiril ning väga vähe oleks vaja, et see üle ääre kukuks. Ja majanduseksperdid, keda Kieli raportis tsiteeritakse, ei ole ainsad, kes väljendavad tõsiseid kahtlusi Venemaa rahalise tuleviku suhtes. Paljud Euroopa juhtivad luureteenistused jagavad täpselt sama arvamust. Tõepoolest, Saksa ajalehes FATS avaldatud raportis tsiteeriti luureallikaid, kes ütlesid seda. Venemaa on jõudnud plahvatusohtliku seisu oma absurdselt kõrgete sõjaliste kulutuste tõttu, mida võimendavad sanktsioonide mõju, isolatsioon ja Ukraina rünnakud naftataristule. Raport toob esile paljud täpselt samad haavatavused ja riskid, mida varem mainiti. Luureanalüütikud väidavad näiteks, et Venemaa pangandussektorile avaldatakse jätkusuutmatult suurt survet. Nad jagavad oma veendumust, et Kreml paisutab kunstlikult oma bilansse, et varjata oma hoolimatuid kalduvusi. Samuti räägivad nad varjatud võlgadest, mis Venemaal üha kuhjuvad. Sooduslaenude ja krediidiliinide näol, mida pangad on jaganud kaitsetööstusettevõtetele oma Kremli ülemuste käsul. Nende samade agentuuride sõnul väljendavad isegi Venemaal paljud ametnikud nüüd avalikult selget hirmu peatselt saabuvate majanduslanguse ees. Nad väidavad, et mask hakkab maha langema. Venemaa üritab meeleheitlikult jätta muljet, et tema majandus on dünaamiline, elujõuline ja vastupidav, kuid tegelikkus ei vasta enam sellele pildile. Pankade laenuportfellid halvenevad, ettevõtted jätavad oma võlad tasumata, majanduskasv langes. 2026 aasta esimeses kvartalis negatiivsele tasemele. Tsiviilsektori ettevõtted jäetakse maha ja isegi keskpanga kõige meeleheitlikumad meetmed ei ole kriisi ohjeldamiseks piisavad. Lisaks sõda muutub sõda väidetavalt iga päevaga üha kallimaks. Viimased hinnangud näitavad, et Kreml võib sel aastal kulutada oma sõjaväele vähemalt $27 miljardit rohkem, kui algselt plaaniti. Seetõttu on nii luureagentuurid kui ka majanduseksperdid ühel meelel, et võim liigub Venemaalt tema vastaste kätte. Ja nüüd on nende kätes, kuidas seda fakti ära kasutada. Värske sanktsioonide pakett, mis on suunatud Venemaa pankadele, võib olla piisav, et viia Kremli majanduskaosesse. Püsiv nafta hinna langus võib avaldada sarnast mõju. Kieli raporti autorid soovitavad lääne poliitikakujundajatel väga hoolikalt läbi mõelda, kuidas sellest olukorrast maksimaalselt kasu saada. Nad soovitavad kehtestada naftale veelgi rangemad hinnalaed ja uuendada jõupingutusi Venemaa varilaevastiku liikumise piiramiseks. Nad väidavad ka, et Venemaa ja Hiina vahelise kaubanduse rangem kontrollimine võiks samuti muuta Moskval sõja jätkamise palju keerulisemaks.
mõned pooldavad isegi Ukraina toetustariifi kehtestamist kogu ülejäänud kaubandusele Venemaaga. Näiteks peaksid kõik riigid, kes jätkavad Vene LNG, kemikaalide ja väetiste ostmist, maksma lisatasu, mis läheks Ukraina kaitse ja ülesehituse toetuseks. Nagu Marit Schullerik ütleb, on viimased kuud näidanud, et sanktsioonirežiimi jõustamine avaldab tõelist mõju ning järelevalve osas tuleb veelgi rohkem ära teha. Teisisõnu, Venemaa kasvavad majanduslikud haavatavused loevad ainult siis, kui neid saab muuta püsivaks strateegiliseks hoovaks. Tänan veel kord Supremacy World War 3 selle video sponsoreerimise eest. Laadige mäng tasuta alla, kasutades kirjelduses olevat linki ja võtke vastu oma $40 suurune stardipakett, mis sisaldab eksklusiivset Elite Railgunni, mis on saadaval ainult uutele mängijatele järgmise 30 päeva jooksul. Nüüd, et saada rohkem teada Vladimir Putini ümber kuhjuvatest probleemidest, vaadake seda videot, mis uurib, kuidas Vene president kaotab kontrolli Tšetšeenia üle. Või vaadake seda videot, et teada saada, kuidas Ukraina saatis korda võimatu, saavutades midagi, mida isegi NATO ei suutnud. Ja lõpuks, ärge unustage tellida meie kanalit, et saada rohkem värskeid uudiseid ja põhjalikke analüüse sellest sõjast ning teistest suurtest konfliktidest üle maailma.